Tervist, kallis YouTube'i kanali numbrite keele külaline. Tšau, Sam. Tšau, tšau. Ja, kas te, Luuna ka tervitas. Luuna tegi ka mjau siin akna laua peal. kas te saite aru? Sellesama lausega Sam juba peaaegu et reetis ennast, kes ta on. Mina tunnen Sammi nüüd praegu ainult 10 minutit rohkem kui teie. Oi, näite seda kaunit. Oi, kui kihvt saba ots tal Ma on. pudasin teda just, ma pügan teda ise. Kui nunnu. Ja ta ongi siuke nunnu ja ta ei ole üldse nagu kass, ta on nagu koer, ta tahab palju paia, palju lähedust ja ta kunagi ei hammusta ega küünista, ta on nii hea kass. Jutustab palju. Ja kusjuures nüüd teie, kui te korraks paneksite käe siia ekraani peale ja lihtsalt kuulaksite meie juttu, siis te arvatavasti seda häält olete kuskilt kuulnud. Seepärast, et kui mina nüüd Samiga hakkasin rääkima täitsa esimest korda, ma olin nii õnnelik, et sa tulid siia mulle külla, sest ma olen sinu fänn, saad aru, nii kaua, kui sul on Youtube'is see Kuutaro 369 olnud, siis ma arvan, et vist algusest peale, nii et mina Tähtkuuld kalad ja iga kord ma saan nii häid positiivseid uudiseid sealt. No seda saavad enamasti kõik tähtkujud. Jah, ma teisi ei kuula eriti seepärast, et mul on kalad kõige olulisemad, et ma alati seal kerin sinna lõppu või sul on tegelikult need ajavööndid sinna väga hästi pandud, need ajad. Aga tead, mul üldse see algus nüüd praegu läks täitsa hoopis teistmoodi, kui ma planeerisin, aga enne ma juhatan selles suhtes sisse, kuna ikkagi numeroloogiline kanal on, et siis sul on edukuse koodi number on 58151, et siis paljud on siin kanalil juba aasta olnud ja rohkemgi koos minuga, et siis saate tõmmata paralleele, et kui teil ka neid numbreid on ja siis kuulame, mis Sam meil räägib, kuulame, mis mina küsin Sami käest, et vaatame, mis siin toimumas hakkab. Ja, aga sul oli selles suhtes, kuidas ma ütlen, Sam on tegelikult hoopis see mees, kes ei tegele ainult tarokaartidega, nagu ma aru saan, nii et räägi, kes sa oled ja millega sa tegeled ja kes sa oled selline ja miks sa sellega tegeled, millega sa üleüldse tegeled? Miks sul kass on ja miks sul kuutaro taga on 369? Nonii, 15 küsimust. teeme nii, et nagu siin enne seda lindistuse algust ma esitasin palve, et kas ma võin teha väikse väljakutse inimestele või mitte nagu väljakutse, vaid üleskutse siis. Et kahjuks tänasel hommikul jõudis minu juurde uudis, et meie seast on lahkunud Pavel, kes on siis artisti nimega Gameboy Tetris. Tegemist oli siis õigemini Lasnamäe poisiga, kellega mina juba tutvusin 15+ aastat tagasi, kui ta oli sellises pundis nagu Corelana. Sihuke räpipunt oli, eks ju, Maarjamäel käisid mingid siuksed väiksed esinemised, mitteametlikud. Ja inimene läks siis meie seast nagu ära. Tegemist oli depressiooniga, eks ju, ja kõik võivad arvata, mis siis nagu sai. Ja kuna ma olen ise nagu ka olnud nagu depressiooni vangis ja on ka endal olnud väga halbu mõtteid kunagi elus, siis ma tõesti esitaks kõigile nagu palve, et kui teil on mingi raske aeg, siis palun suhelge inimestega. Suhelge kas enda lähedastega, enda sõpradega, kui lähedasi sõpru ei ole, suhelge töökaaslastega. Kui töökaaslasi ka ei ole, siis ma ei tea, kirjutage kasvõi mulle, eks ju, et ma ei küsi selle eest mingit raha ja ennekõike on see natukene nagu üleskutse just meesterahvastele, kuna ma olen ise meesterahvas, ma olen selles maailmas elanud, et naisterahvad ikka leiavad endale mingi sõbranna või kellegi, kellele kurta, eks, aga just meesterahvastel on vähem seda nagu sihukest nagu tuge, et meil majandus kahjuks on praegu selline, nagu ta on, eks ju, ja ma lihtsalt nagu see on halb tunne, eriti kui läheb keegi, keda sa veel nagu tead või tunned ka kuidagipidi, et igal juhul soovitan inimestel suhelda, et jagatud mure on pool mure, öeldakse, eks ju, ja olen ise kogenud ja tean, et suhtlemine aitab. Nii et kui kellelgi on tõesti siuksed halvad mõtted, siis palun võtke kellegiga ühendust, kui kellegi muuga ei saa, siis kasvõi minuga. Aitäh sulle selle eest, et sügav kaastunne sulle selles suhtes, jah. sõbra kaotus. Aga lähme nüüd natukene positiivsemate teemade juurde edasi. Minu nimi siis Sam või noh, õigemini mu nimi on Siim, aga sõbrad kutsuvad mind enamasti Samiks. Ma ei ütleks, et ma olen nüüd mingi hästi eriline inimene või et ma ei teagi nagu, kuidas selle kohta öelda, et noh, ma teen seda taro, eks ju, igapäevaselt ma töötan siis metsamasinate firmas, olen seal sihuke
turundus, ma ei saaks öelda turundusjuht, võib-olla turundusinsener, sest ma hakkasin seda asja suht nullist ise üles ehitama. Teen ka neile Youtube'i videosid, drooniga lendan, käsikaameraga filmin, pildistan, teen igast mingit tootekataloog, visiitkaarte, no kõik, mis sinna turunduse juurde enam-vähem nagu puutub. See on siis mul nagu sihuke tavatöö. Muidugi siis nüüd hobid, eks ju, meeldib mulle kindlasti teha suhteliselt palju sporti. Olen nii-öelda sihuke suhteliselt ikkagi jõusaali hunt, aga nüüd viimased aastad olen hakanud siis ka tegelema siukse jooksmisega ja noh, mis seal on tulnud juurde, mingid sihuke discgolf ja noh, aktiivsed siuksed tegevused meeldivad ja noh, sellega võib-olla siis hoian ka natukene enda vormi, eks ju, et mulle ikkagi meeldib vahepeal patustada ka toiduga. Aga muidugi, mis ma üks asi veel ütlen, ma olen juba peaaegu 10 aastat tegelenud paastumisega. Ja see on ka võib-olla see, mis justkui hoiab mul seda vormi ja samas hoiab võib-olla nagu noorena. Et mul on väga paljud inimesed öelnud, noh, mul praegu muidugi sihuke pikk habe, eks ju, ja juukseid see kahjuks ei hoia, eks ju, et juuksed on mul nagu geneetika tõttu suhteliselt nagu tagant hõredad ja siis ma otsustan, et mis ma ikka jaman, et ma ajan kiilaks lihtsalt. Aga tihti nagu inimesed just on öelnud, et issand, sa näed näost kuidagi nii noor välja või no eks ma hingelt ka olen sihuke lõbus ja teen nalja tihti ja ma arvan, et paastumine on üks asi, mis mind on tegelikult hästi palju aidanud selle juures. Et ma ka soovitaksin teistel inimestel nagu vähemalt proovida, et ei pea seda asja ajama nii ekstreemseks, nagu mina seda teen, eks ju, et ma tihti söön päevas ainult ühe korra nii-öelda tööpäevadel, nädalavahetusel siis lasen natukene lõdvemaks, aga kas või proovida niimoodi, et see 14-8 sihuke aken, eks ju, et see paastumise teema on ka natukene pikem teema, aga ta aitab nagu kas siis organismist vabastada neid siukseid nagu mingeid halbu aineid või surnud rakke või midagi siukest nagu. Aga jah, üldpildis nii-öelda ma ei tunne, et ma oleksin nüüd mingi väga eriline inimene, eks ju, aga jah, seda taro ma teen ja tead, see on niisugune väga hämmastav minu enda jaoks ka, et mul neid taro videosid, neid personaallugemisi just, noh, ma nüüd enam neid ei tee, kuna ma tundsin, et noh, ma olen hästi empaatiline nagu inimene ja ma võtsin nagu hästi enda sisse neid asju ja võib-olla muidugi tänu sellele just nagu nendel inimestel, kellega ma neid tegin, et neil just hakkas lihtsam, eks ju. Aga mul on, ma ütlen, et üle mingi 100 selle personaallugemise ja mul ei ole mitte ükski kord inimene öelnud, et ei, kuule, sa oled täiesti mõttetu vend või jama või et ma ei kanna sulle raha või et noh, et ma tegin ikkagi raha eest seda ka mingi peaaegu aasta isegi vist. Ja nagu see on selles mõttes nagu minu enda jaoks ka hästi huvitav, et ma ei tea, kust see tuleb, aga kuskilt see tuleb. Ja noh, see ongi siis see taro värk, et taro, nüüd ma olen siis taro teinud mingi 4 aastat äkki või. Ja taroni ma tegelikult jõudsin ka ise läbi siukse nagu raske perioodi enda elus, et ma ei taha siin nüüd nii-öelda minevikus olevaid inimesi kuidagi maha teha. Ma olen isegi tegelikult inimestele tänulikud, et ma sain need õppetunnid läbi nende. Aga see oli täpselt sihuke olukord, et mis ma siin ka nüüd lindistuse alguses ütlesin, et üleskutse just meestele. Et mul oli sihuke natukene nagu sihuke toksiline suhe, kus ma kogu aeg andsin, eks ju. Võeti, midagi väga vastu ei saanud ja lõpuks ma nagu sain sellest aru, nagu, et mind lihtsalt kasutatakse ära. Aga selle suhte jooksul, et kui ma olen nagu suhtes ja kui ma inimest armastan, siis ma annan endast alati 100% võimalikku. Ma annan kas või püksid jalast ära, et teistel oleks hea ja ma ei mõelnud eriti iseenda peale. Ja ma ei mõelnud ka kahjuks sõprade peale. Ja mul kadusid nagu suhte jooksul need sõbrad ka ära. Et noh, mitte päris nüüd ära, et kadused, et mul ikka mõned sõbrad on alles jäänud, on ju. Aga nagu vähe oli neid sõpru ja siis, kui mul see suhe nagu lahku läks või noh, õigemini, kui ma ise päevapealt sealt nagu minema kõndisin ja ütlesin, et ma saan nüüd aru, millega on tegemist ja aitab küll, siis mul ei olnud kellegiga rääkida nagu. Ja mis mind viis nagu taroni oligi see, et ma hakkasin iseenesest nagu järsku YouTube ise hakkas mulle jagama neid mingeid taro videosid, muidugi ingliskeelsed, mitte eestikeelsed. Ma väga kursis ei olegi üldsegi Eesti tegijatega, nagu ma sulle ka ütlesin kahjuks, et ma nüüd kindlasti, ma luban, et ma kindlasti vaatan sinu videosid ka nüüd, eks ju. Et ma ei ole väga palju jälginud nagu mingeid teisi tegijaid, aga ma vaatasin neid ingliskeelseid nagu taro videosid ja ma vaatasin neid nii palju lihtsalt, et mulle jäid meelde enam-vähem, mida need kaardid nagu tähendavad.
ja see oli ikkagi minu jaoks 1,5 aastat oli sihuke väga raske periood, aga terve selle 1,5 aasta jooksul ma kogu aeg vaatasin neid videosid. Ja siis ma nagu lõpuks, kui ma sain sellest nagu energiast nagu välja ja hakkasin ennast tõeliselt uuesti nagu hindama, siis ma mõtlesin, et kurat, et see aitas mind nii palju, et ma hakkan tegema sedasama asja, et aidata teisi samamoodi mingites sellistes rasketes olukordades. Ja see on ka nagu natukene see põhjus, miks ma neid tarovideosid teen pigem siukses hästi positiivses noodis, et kui tuleb ka nagu kehv kaart, mingi surm või mingi torn, siis ma üritan selle pöörata võimalikult positiivsesse nagu võtmesse, sest meil on nagunii mingi meedia igalt poolt tuleb seda jama peale ja kogu aeg süstitakse seda hirmu nagu inimestesse, et ma üritan siis nagu vastu võidelda sellele ja üritada inimesi nagu suruda edasi nagu siukse positiivse poole ja üritama nagu midagi muuta paremaks. ja selles suhtes, sellepärast ka sinu see kanal mind tõmbas, et mulle esiteks see, et sind ei näe seal on ju, noh, ei saagi aru, kes see on, siis sa süvenedki rohkem nendesse kaartidesse ja see, et sa iga kord jätsid sellise nii mõnusa positiivse nagu selle õhu nagu või kuidas ma ütlen, sagedusele, et peale seda oli nii mõnus kuulata ja tihtipeale ma ikka kuulasin ühte ja sama sõnumit siis kaladele ikka mitu korda. mul oli mingi mõte, vaata, minu kanal on tegelikult numeroloogiline kanal ja siis siit ka küsimus näiteks, kui ma enne küsisin ka, enne kui me panime salvestama, et sul on see kuu taro ja 369, sest tegelikult me oleme sinuga natuke häälsõnumeid juba vahetanud ja üldse sõnumeid ja siis sa ütlesid, et sa oled numeroloogias ka tegelikult juba ikka pikemat aega ringi surfanud. et mis see number tähendab ja miks numeroloogia, kas see siis läks ka peale seda, ütleme, eneseotsingut, hakkasid sa nii seda tarokaarte nuusutama kui ka numeroloogiat ja kõike seda asja, kas need kõik käisid korraga kuidagi? Tegelikult tead, sellega on niisugune huvitav nagu asi, et ma astroloogia ja numeroloogiaga tutvusin siis, kui ma olin mingi 12 aastat võib-olla vana. Ja mind juba väiksena nagu huvitas sihuke teema, aga tead, siis see oli rohkem sihuke nagu tabuteema ja kui ma nagu seal koolis sellest nagu rääkisin, siis just nagu tüdrukud hakkasid nagu veits norima. Ja siis ma mõtlesin, ei kurat, mul ikka, ma tahan tüdrukuid rohkem kui seda astroloogiat teada ja siis mõtlesin, et ei hakka, see matsin maha nagu ära ja ja tegelikult nüüd jah, see numeroloogia ja astroloogia tagasi, nad tulid suhteliselt ühel ajal, et numeroloogia tuli grammikene ennem, mingi sihuke 1,5 aastat ennem, kus ma siis arvutasin välja kõik enda numbrid ja hakkasin rohkem tähele panema ja tegema asju siis teatud kindlatel päevadel ja et kui ongi, et täna on meil muidugi number 2 päev, mis pole nüüd võib-olla ideaalne suhtluseks, aga see on ideaalne emotsioonide jaoks, eks ju, ja enese väljendamise jaoks, et see 369, et 3 ongi siis nii-öelda see suhtluse number. muidugi mina võtsin selle 369, et mulle meeldis hästi see Tesla teooria, et mida need numbrid kõik tähendavad. noh, tema muidugi tegi mingid ka samamoodi tegelikult imelik asja, et kõndis 3 korda ümber hotelli ja hotellituba oli tal 6. korrusel ja koputas uksele 9 korda ja mingid siuksed asjad nagu. Ma ei teadnud sellest midagi. ja et sihuke teema on nagu, aga 3 on siis nii-öelda see suhtluse number, kuutaro, see on suhtlemine, eks ju. 6 on nagu perenumber, et see on sihuke pere ja ühtsuse energia, et noh, paljud ütlevad, et see 666, et kuradi number ja et tegelikult see 6 ei ole üldse nii halb number. et see on nagu sihuke pereenergia, eks ju, et ma suheldes loon endale pere ja 9 ei ole kõige parem number, nagu ma ütlesin, mida lisada asjadele, aga see on lõpetamise energia ja mina nagu enda selle taroga üritangi inimesi nagu vabastada või lõpetada nagu sihukestest negatiivsetest mõtetest. Et inimesed jätaksid nagu halvad asjad nagu justkui selja taha. Ja sealt nagu, et ma toon seal mitmeid erinevaid seoseid, aga kokku tuleb ikkagi see 369 nagu. Väga huvitav, kui mina nüüd analüüsiksin seda 369, siis oma numeroloogia järgi siis 3 on tõepoolest selline suhtlemine, see, et sa lood midagi väljapoole endast nagu välja annad. 6 on selline armastuse ja ka perekonnanumber, ta on selline nagu Veenus ehk siis see, et sina kusjuures pakudki oma kanaliga sellist siirast armastuse seda energiat, et saad aru, mina olen alati sealt saanud hästi hea tunde ja see minu klient, kes meid siis siin vahepeal jälle ühendas, on ju, siis tema ütles ka, et ta on paadunud sinu fänn ja siis ta ütles ka, et alati su videotest tuleb sinna, tead, mõnus energia. See on just see, mida sa ütlesid ka, et sa tunned, et sa tahtsid nagu inimesi aidata, kui nii nagu sa ennast oled aidanud. ja 9 tegelikult ju minu numeroloogias siis
mina tituleerin selle ja ta on nagu lõpetamine, aga samas on ta ka tegelikult hästi vaimne ja tarokaardid sobivad väga hästi sinna ja kui me nüüd kokku liidame 3 + 6 on ju ka tegelikult 9, 9 + 9, siis lõpuks kogu see numbri kombinatsioon enne on 18, mis on, saad aru, noh, saad aru küll, on ju. ja kuna ja ja kuna no ma kõike ei peagi välja rääkima, nii et kes teab, see teab, vaata, see on nii nagu seal kuskil täpselt. ja suhtlemischatis oli kunagi, kes teab, see teab, kirjuta mulle Ja kui me mõtleme nüüd number 9-le, siis väga paljud siuksed ka numeroloogid või isegi mitte numeroloogid, vaid ma ei tea, kas see on mingi teaduste teema, siis on räägitud, et väga paljud asjad, et meie maailm ongi loodud üles number 9 põhjal, mis ongi tegelikult siis see vaimne pool, eks ju. Et noh, on mingid erinevaid joonistusi on olnud, et tegelikult, et kui sa õunale paned selle 9 peale, et siis sealt tuleb ka see kuidagi, noh, see on niisugune, tead, see on hästi pikalt, kui sa lähed ikka väga süvitsi sinna sisse ja uurid igast asja, siis sa näed kõike, eks ju, et kõik ei pruugi muidugi ka nagu tõsi olla, aga jah, numbrid kindlasti on nagu olulised, et nagu ma ütlesin, et numbrid on tähtsamad kui tähed, sest numbrid on kõigil samad. ja selles suhtes küll, mulle väga meeldis see, et sa hakkasid väga sellest numbritest ka rääkima. tead, mul praegu tuli meelde, kuna ma õpin ühel teisel, noh, ka numeroloogia kursusel praegu, noh, ühte hästi mõnusat selliseid karmanumbreid õpin ja selliseid karmasildasid ja siis neid vanuseid, kuidas vanuseid ja kõik, oi, see on selline lõpmatu põnev maailm. ja siis tead, kuidas seal öeldi ka, et 9 joonistatakse, mina joonistan 9 nagu ülevalt ja siis teen alla selle saba, aga kuna see on vene koolkond, siis seal öeldigi, et 9 ju joonistatakse alt üles, kuna 9 on ju tegelikult vana energia, ehk siis see liidab kokku, tema sisaldab juba kõiki neid eelnevaid numbreid, vaata, kui võtta selline 1-9 nüüd numeroloogiat, siis teed alt saba ja siis paned selle kinni. lihtsalt saad aru, vot niimoodi, et kui mina joonistan ka 9-st ülevalt praegu mõtlen. mina joonistan ülevalt ja siis saba alla, aga no venelaste värk, vaata, alt ülesse. mitte, et ma ei solvaks venelasi, ma olen ise siin vene ja Ukraina verega naisterahvas. et aga siiski vaata, kuidas keegi mõtleb, nii nagu sa ütlesidki, kes mida kuulda tahab, sinu kaardi lugemistest saab ka kuulda ükskõik mida. aga tead, mis? See on nii huvitav, kuidas sa ütlesid, et sina kuulasid ingliskeelseid neid videoid. tead, mina õppisin kunagi tarokaardi täitsa niimoodi ka koolitusel, kursusel siin Soomes, kus ma elan, siis siin oli selline kui Kirsti Lepsoo, kes mind õpetas ja siis, kes oli mul õpetajaks? Sinu videod. mul oli ja teine oli siis, issand, kes see oli nüüd, Tiiu Tarod, ta käis ka mul külas ja siis mul oli niimoodi, mul oli oma see vihik, kuhu ma kirjutasin ja siis oli niimoodi, et Tiiu videoid, kui ma vaatasin, mis kaartidele ta rääkis, siis ma panin punase pliiatsiga, punase pastakaga ja sinu oma oli siis mingi lillakas või sinine ja siis koolimaterjalid olid mul minu meelest mustad või oli siis vastupidi, no ehk siis sina olid see maskuliinne, vaata, siis sina rääkisid mingitest kaartidest ühtemoodi, koolis õppisin teistmoodi ja Tiiu ütles veel kolmandat pidi, nii et sina oled olnud oma kanaliga mulle ikka totaalne, ütleme, õpetaja. näed siis, ehk siis sina oled õppinud kuskilt ja mina olen õppinud sinu pealt. ma tarokaarti küll ei pane nüüd praegu, et ma panin praegu ta pausile, aga aitäh sulle selle eest. vot, nägid isegi sa, ma arvan, et teate, ma tahakski üles kutsuda, et kes on ka kuulanud siis Sämmi kanalit Kuu Taro, seda on lihtsam ütelda, kes ikka teab siin, mina ei teadnud, et sa Sämm oled näiteks, et siis, kes on ka seal snitti võtnud, et ka kommenteerige siia. ja kes üleüldse on Kuu Taro kanali tellija, kui sa veel ei ole, siis ma panen lingi sinna, siis käige kuulake seda. jah, ega selles mõttes, et mina ütleks, et pigem taro võiks olla inimeste jaoks selline asi, mida sa igapäevaselt võib-olla ei peakski jälgima. et see on võib-olla noh, kõige õigem oleks see, et kui ta tuleb ise sinuni. et ma ei ütleks nüüd, et hakake nüüd jälgima ja iga päev vaadake kõiki uusi videosid ja sest alati ei saa nagunii resoneeruda need asjad, eks ju. aga vahest on see, et tuleb sul iseenesest tuleb see video sinna esiekraanile ja vot siis võib seal midagi olla ja noh, eks ju enamus inimesi vaatab siis enda päiksemärgi järgi seda enda tähtkuju, aga samas meil on igal inimesel on kuumärk, meil on tõusumärk, hästi tähtis on ka Veenus, mis näitabki siis seda armastust, eks ju. et kui võtta enda see sünnikaart nagu lahti, siis tegelikult meil on igal inimesel nagu kokkupuuteid vähemalt mingi 6 või 7 erineva tähtkujuga. et minul näiteks, noh, mul on selja peal ka tätoveering nendest erinevatest tähtkujutest, mis ma tegelikult siis nagu olen. mul Instagramis on pilt ka, ma siin praegu ei hakka näitama, las ta olla, onju.
aga mul on tõesti niimoodi, et ülemine on mul sihuke nagu maakera ja siis nagu kõikenägev silm, et see on nagu sihuke teadlikkus. siis mul on sihuke päiksetatoveering, kus on siis sees minu päiksemärk lõvi, siis järgmiseks on õhk ja kaksik, eks ju, mis on siis minu tõusumärk. kolmas on maa ja sõnn, mis on minu kuumärk ja Veenus on mul siis vähitähtkujus ja vesi ja see on siis mul sinna kõige alla jäetud, eks ju, et ta läheb nagu järjestikust niimoodi ülesse ka. Et sihukese asja ma endale mingi hetk selja peale tegin, maru valus oli. Mul oli plaanis igast asju sinna veel juurde teha, mingid siuksed inglitiivad ja mingeid muid märke ka, aga tead, need märkide tegemist, nad olid suht suured ja see oli, ma iga kord käisin, et 3 tundi käisin, tehti jälle üks märk ära ja ma ütlesin, ma rohkem ei jaksa, ma lõpus nagu lausa värisesin niimoodi. ma ei ole üldse sihuke inimene, kes nagu kardaks mingit valu või midagi, aga kui sul ikka nõelaga mööda selga, seal on nii õhuke nahk või ma ei tea, mis teema seal on, noh mööda selgroogu ka, et seal on see kont all ja see oli nii valus, et ma rohkem ei tahtnud, ma tegin need märgid ära ja ütlesin, mulle aitab küll, et mul neid märke oli kõige rohkem vaja, eks ju. aga aga tagasi tulles siis jah, et kui inimesed, noh, seda ei ole väga raske nagu välja selgitada ise ka, et seda teenust ei pea nagu otseselt kellelgi sisse ostma, et ma tahaks ka teada, et mis on minu tõusumärk või kuumärk, et noh, muidugi inglise keel on mõnikord vajalik, eks ju, et paned sinna interneti sisse, et kuidas arvutada enda tõusu ja kuu ja neid märke. ja tegelikult siis ongi, et kui inimesed vaatavad ka näiteks neid tarovideosid, siis näiteks oletame, et meil on täiskuu, siis võib-olla sellel perioodil võib sind just mõjutada rohkem hoopis see, mis on sinu kuumärk. Mm. Et alati ei ole see, et ma olen nüüd kaljukits, eks ju, ja ma vaatan ainult kaljukitse videosid. et teinekord võivad palju rohkem resoneeruda hoopis need teised märgid ja minu arust see ongi nii tabu nagu, et inimesed, noh, miks ka see kunagi see nagu heit siis noorest peast minu suunas tuli, kui mul see astroloogia meelde hakkas, et oo, mis sa tähtkuju järgi siin mingi otsustad või valid inimesi. aga tegelikult see ongi nii rumal arusaam, sest igal inimesel on vähemalt 6 või 7 erineva tähtkujuga kokkupuuted, et temas endas on need teatud väiksed iseloomu nagu omadused olemas. ja see ongi see, et see ei ole päris niimoodi üks-ühele, et ma olen nüüd lõvi ja ma vaatan ainult lõvi, et mõnikord tasub vaadata ka neid teisi märke nagu. ja noh, kui ma neid personaalasju varem tegin, eks ju, inimestele, siis ma alati ka algul arvutasin neile välja, et mis kellelgi siis mis on. issand, kui huvitav, ma tundsin kohe ennast süüdi et ei, selles mõttes, aga see ei ole ka vaata see, et põhiline on ikkagi nagu päike ja sa ei või kunagi teada, sul võib väga vabalt võib tõusumärk või kuumärk olla ka nagu kalas, et väga paljud inimesed, kellele ma neid personaalasju tegin, siis tihti oli niimoodi, et kas 2 või 3 märki olid ainult määravad. minul endal lihtsalt on kõik erinevas nii-öelda lausa erinevas elemendis, eks ju, et on mul tuli, õhk, vesi ja maa on ju, et mul on kõik nagu olemas, aga mõnel inimesel ongi niimoodi, et see kala näiteks ongi 2 või 3 ja see on nii domineeriv lihtsalt, et sul ei olegi muud vaja. mul tekkis kohe huvi, et kus kohas mul need on, aga noh, ma uurin välja. Mis asi see oli, tõusumärk peab olema? tõusumärk, tõusumärk ehk siis inglise keeles ascending. okei, sa paned pärast mulle nad. sa kirjutad mulle sinna tõusumärk, mis see eesti keeles see teine asi oli, mis peab vaatama? Kuu Ja mis veel? ja Veenus. tõusumärk, Kuu ja Veenus. jah, kus kohas? ja muidugi, kui tahta veel vaadata meesenergia poolt või nagu, et Veenus on niisugune nagu nais- või armastuse pool, siis nagu Jupiter ka, aga see ei ole päris nii oluline nagu, et see on pigem niisugune mitte nii tähtis. et jah, 4 niisugust põhilist nagu on ja nende põhjal, et sul ei ole seal vaja muud, kui sul on vaja teada enda sünnikuupäeva, sul on vaja teada ka kellaaega ja soovitatav on 2-tunnise täpsusega, sest need muutuvad iga mingi 2 või 2,5 tunni tagant. sul see tõusumärk muutub, et tõusumärki, et arvutada, on just vaja seda kellaaega ja siis on vaja sul sünnikohta teada. okei, läheb et põnevaks. selle järgi, no netist igaüks tegelikult, kui natukene keelt ka valdad, ma ei tea, inglise keelt, vene keelt, siis väga lihtsasti leiab, tegelikult tasub lihtsalt nagu kätte võtta ja klõps arvutisse sisse ja ongi olemas. ja nüüd, kui tänapäeval on chatimaailm, saab chatilt ka küsida. jah, no ma näiteks. mõtlen, mina ei ole inglise keeles mingi kõva käpp ja vene keeles ma vist ei tea paljusid selliseid spetsiifilisi sõnu. tead, mul tuleb meelde, kui ma käisin vene koolkonnas seda numeroloogiat õppimas. ma nagu vene keelt saan rääkida ja siis ma mõtlesin, mis see on, niikuinii väike, tead, kursus, et ei julenud mehele ka ütelda, kui palju kool maksab, et lihtsalt niimoodi maksin juba ära ja on ikka naiste värk, vaata. ei ütle, et kui palju midagi maksab, lihtsalt vaikselt libistad toote koju. no ja siis hakkasin õppima. tean väga hästi seda.
ja kes ma teen ka niimoodi. Ja mul mees on soomlane, ta ei saanud, noh, ta ei saanud aru, ütles, et ja, et no räägid oma vene keelt, räägid ja ma pidin iga päev õppima, saad sa aru, iga päev kirjutama. Ma mõtlesin, et joh, ei tea, kui ma oleks seda teadma, ma peaks kunagi hakanud seda õppima, aga no siin tänu sellele siin ma olen, et need mõned asjad on täiskasvanuna nagu ei viitsi pingutada, tahaks nagu kergemalt, aga seal ikka kontrolliti nagu väga. aga ma võin sulle ütelda seda, et mul on kaks astroloogi teinud ka sünnikaarti ja seal on välja tulnud küll, vot nüüd mina võin kahelda, kus kohas, kas oli kuu tõusumärk või mis asi see oli, aga see on mul jääras. ja ma tunnen oma jäära temperamenti küll aeg-ajalt ära, aga horoskoopi ma pole vaadanud, sest mulle jäärad eriti ei meeldi aga mul on see olemas, see tunnusmärk. muideks, no jääradel on viimasel ajal olnud jälle uuesti lõvi sees. nii et äh, võib-olla see suunas, jäära lugemine suunas seal minu peale. okei okay. ei, see vahel on jah, seal millegipärast on, mingi hetk oli sihuke periood, kus oli kogu aeg oli jääral oli mingi seos lõviga, mingi lõvi, kuskil lõvi ja sõnnil samamoodi. aga nad on kaks järjestikust nagu tähtkuju. et seal ongi see, et kui sa oled isegi jäär, et sul võib natuke olla seda järgmist või eelnevat tähtkuju ka, et noh, ma ikkagi inimestele vahepeal nagu soovitan, muidugi see on vaata sihuke kaval ka, et minge vaadake seda Teie kuule seda, jah. saab rohkem seda jälgimisaega, onju. Ja. aga noh, see on sihuke huvitav jah, et muidugi ma nüüd tahtsin ise ka midagi siin vahepeal öelda, mul läks meelest ära. Vene keele osas. mul on õudselt kahju tegelikult, et mina näiteks kooli ajal, mul oli muidugi Nõmme õpetaja oli ka kes siis nagu tegi siukseid imelikke kommentaare. muidugi tal lõputunnistusele pani mulle ikkagi 3 ära peale seda, kui ma laulsin terve klassi ees seda Whitney Houstonit I will always love you't. mulle meeldib muideks väga laulda ja isegi tantsida, muidugi tantsida enam nii väga ei meeldi, et ma nooremana tantsisin siukest hip-hop vaba stiili nagu, aga nüüd ma ikkagi kodus, kui ma olen, eriti kui ma olen nagu üksi, siis ma ikkagi muusika järgi kogu aeg ise laulan kaasa mingitele lauludele ja vene keele õpetajale laulsin terve klassi ees, ma olin sihuke, noh, mis see on, teismeline seal mingi 9. klassi lõpp oli mingi 14 või midagi. et laulsin terve klassi ees ja sain enda 3 kätte, aga mul on meeletult kahju, et ma vene keelt ise ei õppinud. samas minul on jälle inglise keeles, et noh, kuna seesama see laulmine, eks ju, ma teen vabas stiilis freestyle nii-öelda räppi võin teha, puhtalt panna mingi 2 minutit järjest mingi rütmi järgi, onju. et minul jälle see inglise keel on see, et mul vahepeal ongi see estonglish tuleb nagu, et mul on vahepeal lihtsam isegi rääkida inglise keeles kui eesti keeles. okei, aga kas sa pole mõelnud, et teha näiteks ise mingi Youtube'i kanal inglise keeles või sul on äkki või? mul oli, saad sa aru, vahepeal ja ma tegin seda, ma ei teinud seda väga pikalt, aga vaata, astroloogia, see on nagu kuidagi nii spetsiifiline ja seal on natukene sihuke, see sõnastus on teistsugune ja mulle eesti keeles, no okei, vaata, inimestele enamasti ei meeldi enda häält väga palju kuulata nagu, aga eesti keeles mul on see nagu sihuke talutav, aga inglise keeles mulle kuidagi tundub, et mul on nii tugev see nagu eesti aktsent või nagu ja siis need sõnad, et ma pean hästi targalt nagu valima, mida ma täpselt ütlen ja siis see tundus mu jaoks nagu sihuke liiga suur töö või ja siis oli nagu teine teema oli see ka, et ma ju tean, et neid ingliskeelseid tegijaid on nii palju, et no kuhu ma trügin, eks ju. et ei ole mõtet, et ma ise mitu aastat kuulasin erinevaid lugejaid, nägin, kui palju väga häid tegijaid on olemas meil Youtube'is, eks ju, kes teevad teises keeles. ja siis ma mõtlesin, et hea küll, ma jään siia enda Eesti juurde ja see on nagu sihuke okei. muidugi Taroga mul oli minu kasuks kindlasti mängis see, et ma olen meesterahvas, eks ju, ja kui ma Youtube'i tulin, siis ma olin ainus meesterahvas, ma ei tea, võib-olla nüüd on juurde tekkinud, ma ütlen, et ma ise väga ei ole nagu kursis, et kes seal mida teeb, eks ju, Eesti põhjal just, et ma tean nagu neid ingliskeelseid inimesi. et võib-olla nüüd on juurde tekkinud, aga sellel hetkel ma olin esimene nagu mees ja võib-olla tänu sellele just mul nagu see kanal kuidagi, mul oli väga kiiresti, mul oli 1 kuu ja mul oli mingi 1000 jälgijat juba olemas ja siis hakkas niimoodi vaikselt niimoodi juurde tulema, et siis ma sain ka aru, et eks ikka inimestele meeldib see, kuidas ma teen ka, eks ju. kohe kindlasti, ma praegu hakkasin mõtlema, et huvitav, mis sult niimoodi, mis asi trigerdab, mis number sinul trigerdab seda, et ah, ma ei hakka tegema. et kuidagi selline nagu väike alahindamine või niimoodi, aga sul on näiteks siin 8, ma sinu edukuse koodist räägin nüüd, on see 5, 8, 1, 5, 1, et selline number 8 ja need 2 ühte.
need võivad natuke trigerdada seda, et sa tahad, kui sa tahad välja minna või midagi nagu teha, ma mõtlen nüüd sellest Youtube'i vaata kanalit, et inglise keeles said aru, et sinu hääles on natuke eesti aktsenti. võib-olla see, et sa ajad aeg-ajalt sellist nagu natukene perfektsionismi enda juures nagu taga, et sa ei taha nagu poole vinnaga teha, kui lähed nagu täis panga peale, vaata, umbes niimoodi. ja see on tõsi tegelikult selles mõttes, et eks see ole natukene ka võib-olla mingi sihuke nagu ebakindluse värk, et ma lihtsalt ei tunne ennast piisavalt nagu noh, nagu ma ütlen, et ma tegin seda, ma ei mäleta, kas ma tegin mingi 2 või 3 kuud või midagi sihukest, et ma ikkagi tegin ja need videod on siiamaani nagu internetis üleval, et kes tahab siis Moon Taro 369, et täpselt sama, mis eesti keeles Kuutaro, siis Moon Taro 369, et võite vaadata, kuidas mu inglise keel seal on, eks ju. aga jah, see on natukene ka sihuke ebakindluse värk nagu, et tõesti, see on nii, et kui ma midagi teen, siis ma tahan seda teha hästi. Õnneks tänu enda number 5-le ma olen hästi kiire õppija, et ma ei ole võib-olla enamus asjades meister, aga ma oskan väga palju asju teha hästi ja kui ma õpin seda asja, siis mul tuleb veel paremini. Lihtsalt see oli nagu see koht, kus ma juba tegin Eesti kanalit ja siis, kui veel võtta see ingliskeelne juurde ja siis mul tuli neid personaalasju ja seda tundus mulle kõike tundus liiga palju ja siis see oli nagu väike sihuke vabandus, et mulle nagunii see eesti keel ei meeldi ka või see inglise keel ei kõla nii hästi ka mul ja neid tegijaid juba on ja et see oli rohkem sihuke nagu, et ma veits nagu leppisin sellega, aga samas nagu otsisin seda väljateed niimoodi. sa meenutad selles suhtes natukene veitsa nagu mind, et ma hakkasin ka, et ma tegin alguses Eesti kanali ja ma hullult palju alahindasin end, sellepärast et ma kartsin nagu rääkida ja äkki tehakse maha ja vaata, mida rohkem kardad, seda sa nagu saad ka, aga ma peaks ütlema kogu selle aasta peale või üle aasta nüüd, mis ma olen teinud seda kanalit, siis nii nagu mina numeroloogiat räägin, siis seda tegelikult ma ütlen ka ausalt, Sämm, et ega ma ka ei käi eriti tuhnimas, seepärast mul on nii palju oma asjadega tegelemist, et ma ei näe nagu seda vabal ajal, ma vaatan oma koolkonda kogu aeg. ja siis ma hakkasin paralleelselt tegema nõksukene hiljem, kui ma juba eesti keeles tundsin päris ničivo ennast, siis ma hakkasin tegema nagu venekeelset, soomekeelset, kuna ma elan Soomes ja ma mõtlesin, et ma hakkan siin ka tegema, siin ma olen niikuinii nagu elan ja toimetan ja elukaaslane on soomlane. ja siis kuulan ennast seda ja mõtlen, et ai kurja, eesti keel kõlab ju nii räigelt sealt läbi, aga ma mõtlen, et lõpeta kohe ära, Merike, sa lihtsalt teed seda ja nii on. ja saad aru, siis ma tagusin seda rauda siin kogu aeg, aga see, mis ma sain aru, et see, kuhu energia suunad, siis see kanal areneb tohutult. no ja siis ma mõtlesingi, et okei, mina teda nagu maha ka ei jäta, seal vaikselt tiksub mul inimesi, seal on mul oma väike fännklubi juba tulnud, aga minu armastus on ikkagi nagu eesti keel, Eesti kanal, Eesti inimesed ja see on nagu võimas, nii et sul ka ju ta vaikselt toimetab, see Moon Taro, nii nagu sa ütlesid, on ju. et sa sinna Jah. juurde vist ei tee midagi. ei, ma ei ole juba sinna, ma ei mäletagi, pool aastat või aasta juba ei ole teinud, et see oligi sihuke väike periood, see oli vist 2024 alguses, kui ma seda tegin. midagi sihukest, et juba peaaegu 2 aastat on sellest möödas ja see oligi sihuke prooviperiood ja siis ma sain aru, et seda on liiga palju mu jaoks nagu. selles suhtes ka, et eks ikka proovima peab ja minu meelest on see vahva, et kes sul on seal kõrval? see Luna siin. aga ma panin talle nimeks Luna ja ta tuli juba siis, kui ma seda nagu taro tegin ja Luna on siis nii-öelda ladina keeles kuu. ja. aga kuidas ta minu juurde tuli, oli niimoodi, et ma käisin siin, ma elan ise hetkel Märjamaal, olen juba elanud, ma ei tea, varsti saab 10 aastat vist. et tulin Norrast Märjamaale ära, ma olen hästi palju, ma olen 5, eks ju, ma olen nagu rännanud selles suhtes enda elukohtadega, et alustasin ma väga väikse lapsena Koplist, eks ju, siis ma kolisin Lasnamäele, olin Lasnamäel, siis mingi 16-17 aasta vanuselt ma läksin kodust minema. see on omaette story, seda võib-olla ei hakka praegu siin rääkima, seda ma võin kunagi, kui raamatu kirjutan, võin rääkida. seal mitte, et mul perega midagi oleks halvasti olnud, vaid pigem ma meelega lükkasin ise nagu pere eemale, et neid hoida nii-öelda halbadest asjadest, sest mind hakati ähvardama ja nii edasi. aga siis ma kolisin nagu kodust välja, siis ma mingi hetk läksin Tartusse elama, kui tuli majanduskriis 2008, eks ju. siis ma sain onu ettevõttes, sain tööd, hakkasin moodulmaju seal tegema. siis 2002
2012 või 2011 oli mul avarii niimoodi, kus ma uljalt siis Tartu Kaubamaja juures, teate, seal on see, kus on kaks rida ühele poole, kaks rida teisele poole, see Kaubamaja eest, mis tee ja, läheb, eks ju. ja. Ja ma tulin sealt linna poolt ja punase tulega üle terve selle suure tee ja viimase raja pealt, noh, ma olin jalgrattaga ja niimoodi hullult kihutasin, sest meil oli sõbraga kokku lepitud, et lähme kossu loopima. Ja viimase raja pealt tuli mulle mingi Berlingo kuradi külje pealt sisse, lendasin üle selle auto, see auto oli täiesti pilbasteks, et ma olen 2 korda elus olen ma põhimõtteliselt ära surnud ja tagasi tulnud. Ükskord oli siis, kui ma olin võib-olla mingi 5-6-aastane, et mul oli kunagi lapsena astma ja hing oli öösel 4 minutit kinni olnud. Õnneks vedas, olin vanaemal Tartus külas. Naabritädi oli siis nii-öelda sihuke nagu, kas ta oli õde või arst, minu arust oli õde ja siis tema kiiresti, vanaema öösel läks, peksis tal ukse taga, kuni tema tuli, siis päästis mind ära ja vanaema siiamaani räägib, et ma olin siukse nagu peopesa suuruse selle õietolmupalli nagu välja köhinud. Issand. Ja teine laks oligi siis see autoavarii niimoodi, et see kuradi auto oli pilbasteks. Siis sellega oli veel eriline nali see, et seda kahju hindamist hakkas tegema seesama firma, kelle auto see oli, Pristis mingi, mis iganes see kinnisvara või minu arust nad kindlustuse või mingi asjaga tegelevad. See oli nende enda auto. Nad üritasid mulle kuradi pettust teha, 20 000 tahtsid saada minu arust selle auto eest, mingi 18 000 eurot, siis oli juba euroaeg. See oli meeletu summa ja minul ei olnud seda maksta, aga kuna minu nii-öelda onutütar oli siis tollel hetkel Eesti kõige noorem vandeadvokaat, ikka sihuke kõva sõna, vaata, siis tegime nagu siukse diili, et palusin teda appi ja lõpuks oli niimoodi, et ma pidin selle auto eest maksma, ma ei mäleta, kas 1200 või 1800 eurot ehk siis 10-kordselt vähem raha, kui mult algul nõuti. Et vaata, kui suur vahe on sellel, et kui sul on keegi, kes sind oskab aidata, siis sa ei saa lihtsalt petta, sest noh, maailm on selline, et kui sa mitte midagi ei tea, siis sa saadki mööda pükse lihtsalt. Ja sealt oli muidugi edasi see, et mul oli õlga pandi sihuke metallplaat, et ainuke asi, mis mul selle avarii jooksul purunes, olid õlas mingid sidemed. Mul käsi rippus niimoodi otsas, et mul õlg oli kuskil siinmaal, et ainult nahk hoidis kätt nagu käe otsas. Ja siis peale seda pauku ma ise ei mäleta, mis seal täpselt nagu toimus, et mulle pärast nagu räägiti, et ma olin sealt kohe püsti hüpanud, ratta võtnud kaenlasse ja olin hakanud minema jooksma. Ise ei mäleta mitte midagi sellest ja siis sellel hetkel, kui olin hakanud minema jooksma, olin uuesti kokku kukkunud nagu, et ma vist ei saanudki aru või noh, ma ütlen, et ise ei mäleta mitte midagi ja juba siis ärkasin haiglas, eks ju, pandi metallplaat õlga, öeldi, et noh, siis ma käisin seal onufirmas tööl, öeldi, et nii mees, et nüüd 2 aastat sa ei tohi füüsilist tööd teha, sa ei tohi trenni teha, öeldi, et sa ei tohi isegi üle liitrise pudeli tõsta vähemalt aasta aega. Ja kuna mul oli, kuna ma peale põhikooli siis läksin kodust ja koolist minema, eks ju, siis mõtlesin, no mis ma ikka selle eluga teen, et lähen kooli tagasi. Siis läksin nii-öelda Tartu Kutsehariduskeskusesse õppima. Mõtlesin, et teen selle gümnaasiumi ära, et siis õpin mingit eriala ka. Hakkasin seal õppima ehitusviimistlust, kuna ma töötasin ehitusalal, eks ju, seal onufirmas. Lõppkokkuvõttes sain sealt endale Euroopa sertifikaadi ehitusviimistlustes. Et mul kodus, kui mul midagi katki läheb, siis mul ei ole vaja kunagi ehituseldurit kutsuda enda koju, et ma teen kõik asjad ise ilusti korda. Ja sellega probleemi ei ole, et sain sealt ka mingi siukse lisaoskuse. Ja siis, kui lõpetasin ära nii-öelda siis selle kooli, siis mul oli ka Tartus oli tollel ajal oli suhe, mis siis läks laiali ja siis nagu tuli sihuke pakkumine, et aga äkki lähed meie ettevõtte kaudu Norrasse tööle. Ja siis ma käisin umbes 4,5 või lausa 5 aastat käisin Norras nagu tööl, kuni siis mul tekkis side või suhe siis nii-öelda Märjamaal oleva isikuga, mis siis pärast osutus selleks suhteks, mis mind viis selle Taroni. Et sihuke, ma olen nagu omamoodi nagu rännanud ringi, et noh, see on Viitele sihuke täiesti mitte omapärane. On ikka. Mis see õige see on? Ei, mitte omapärane, aga tavaline või tavapärane, jah. Ma Omane. ütlen, vahepeal see eesti keel mul on sihuke, et võib minna sassi mõned asjad, et inglise keeles mõnikord on tõesti isegi lihtsam nagu rääkida. No põhimõtteliselt Viitele on see hästi omane, et nad liiguvad hästi palju, koguvad informatsiooni erinevatest kohtadest siit ja sealt. Ja kuna sa oled selline number 1 kandja ka, et sul on 2 korda number 1, siis see viitab sellele, et sa oled selline noh, ütleme lihtsas keeles nagu jäärapea, et kui sa otsustad midagi teha, siis sa lähed ja teed ka, et Vahest on mugav ka. ja et noh,
see on normaalne Eesti mees. ja no selles suhtes, et ma tegelikult veel võin öelda seda, et ma ise tean seda, et ma olen natukene liiga pedantne inimene nagu, et mul on näiteks, kui vaadata minu lauda, siis mul on seal klaviatuur ja pult ja siis ajakiri ja kõik on nagu kuradi joone järgi niimoodi, et ilusti sätitud. et see on ka nagu üks sihuke, mis alati ei ole kõige parem nagu asi, et kõik nagu, et kui ma panen enda võtmed kuhugi ära, eks ju, siis ma pean teadma, et need võtmed on alati seal, sest kui neid seal ei ole, siis ma lähen hulluks nagu. et mul on olnud küll neid hetki, kus kõige naljakam on see, kuidas ma kunagi otsisin koduvõtmeid niimoodi, et käisin koduvõtmed käes ringi, kus mu võtmed on, siis järsku vaatasin pihku, kurat, koduvõtmed on pihus. ja kusjuures näed, siin ongi väga kihvt, seda trigerdavad siis sind näiteks edukuse numbrite puhul siis 8 ja 2 ühte. ja tead, kui ausalt öeldes me hakkasime kohe pihta, ma kohe vaatasin, et täitsa lõpp, kui triigitud on kõik, noh, mina ütlen triigitud nagu joonistatud see sinu tagataust, et kohe näha, et poisil on kord majas. ja mulle väga meeldib ka selles Kuu Taro videotes, arvatavasti teed telefoniga või niimoodi, su laud, sul on nii ilus kõik, ma veel natuke mõtlesingi, et me ei leppinud küll kokku, aga kus kohas sa teed seda seal toas? et sealsamas selle tagumise seina ääres. okei, sest ega ei ja näe siit hästi nagu, mis sul seal on. näed, Seal on see laud selle laua ma lükkan sinna vastu seina. mm. -hmm. ja siis noh, tead see Taro asjade sättimine, et see on omamoodi töö, et ma siin vahepeal enda peregrupilt küsisin ka, et kas on okei, et ma tellisin uue köögilaua, sihuke ilus marmorvalge sihuke nagu laud, eks ju. et äkki ma hakkan seal neid videosid tegema, mul on palju lihtsam lindistada, kui ma võtan lihtsalt panen kaamera käima ja hakkan lindistama. aga mul on ikka mingi 15 minutit, kui ma võtan selle lina ja siis ma sätin kõiki neid kivisid ja nad peavad olema kõik alati õiget pidi ja õiges asendis ja need peavad sobima selle linaga kokku, et need need punktid jookseks täpselt kividesse ja seal on silma oma on sihuke kuldne ja no ma räägin, mul on nagu hästi palju neid asju, et mul tõesti on jah, ma alati sätin ja keeran ja vaatan, et oleks ikka väga hea no. seda kusjuures näeb video pealt, et sul on nagu palju nähtud vaeva sellega, kui sa hakkad seda tegema, sest ilus on silmaga nagu vaadata ka ja see, kuidas sa veel laod neid kaarte, siis sa laod täpselt see laualina, mis sul seal on, sa laod kuhugi täpselt sinna vahesse. isegi ja kui mingi kaart ära kukub, siis sa paned ta täpselt sinna vahesse, kus ta peab nagu olema. ma kohe lausa ma õhtuti niimoodi kohendan neid vaatan. hästi palju ka ja et kui üks kaart on natukene viltu, siis see ei sobi. No. no vot, näete, mis me kõik sinust teada saame. jah, ja selles suhtes täis üllatusi, sa oskad väga hästi tuua seoseid ka erinevatest nendest astroloogia asjadest ja kui palju ta õigesti aru sai, kas sa ütlesid, et kui sul isiklikku lugemisi on, et siis sa oledki ühendanud seda astroloogiat natuke, vaata, et kus need märgid on, eks ju, et mitte ei võta ainult selle ühe horoskoobi järgi. ja samas alati ma ka tegelikult personaallugemistes, kui ma neid varem tegin, siis üks asi on see, et ma otsin neile välja, mis on nii-öelda need tähemärgid, aga ma alati otsin neile ka siis välja elutee numbri. et ma natukene annan neile väikse siukse vihje, et on ka sihuke asi olemas, et ma ei hakka aega selle peale raiskama, eks ju, aga ma annan selle nagu väikse mingi siukse lükke, et kui inimene ise siis tunneb selle vastu huvi, siis ta saab minna ja edasi uurida neid asju. ja ma tõesti ise kasutan nagu numeroloogiat ikka päris palju nagu enda elus, et kui ma tean, et on ikkagi 4 päev, ma kohe näen tänava peal, politseisid on rohkem. tean, et pahandust ei tohi teha, sõpradele ütlen ka, et ärge täna pahandust tehke, et politseid on rohkem väljas ja vaadake, et te kuradi lollust ei tee. ja samamoodi, et kui mul midagi on vaja osta või kellelegi midagi maksta või mis iganes mingid tehingud, eks ju, siis 8 päeva, eks ju, siis kasutan seda. kui mul on vaja mingit plaani või strateegiat mõelda, siis ma kasutan seda number 7, eks ju, et see on niisugune strateegiline number ja perega üritan võimalikult siis noh, kuigi mu pere on hetkel väike, et mina ja kaaslane, eks ju, ja kass, et teised pereliikmed, isad-emad on kõik nagu seal Tallinna kandis ja õe pere, eks ju. aga Märjamaal olen siis enda tüdruksõbra ja kassiga ja siis ka nagu, et kui on need 6 päevad, et siis ma üritan nagu ikkagi natukene rohkem nagu panustada sellele poolele. ja kui on need 5 päevad, siis on rohkem see, et trillala-trullala, lähme välja, käime rattaga sõitmas, lähme jooksma. noh, et ma ikkagi igapäevaselt nagu, keegi teine ei tea seda ja ma ei räägi sellest ka kellelegi. nüüd ma eile, kui Rutt mulle kirjutas, eks ju, et kuule, et see numbrite keel ja mis värk on ja siis ma ütlesin talle ka, et ma tegelikult kasutan igapäevaselt
reaalselt ise numeroloogiat, et see ei ole minu jaoks absoluutselt võõras teema ja miks mulle nagu tundus see ka nagu huvitav juba, kui me eelmine aasta sinuga rääkisime, et ma natukene nagu huvitaski see, et ma olen enda kohta, enda nende numbrite ja noh, ma olen kõige muu kohta ka uurinud, et mis värv mulle kõige paremini sobib, mis päev on minu jaoks kõige soodsam paastumise jaoks. Minul on nagu neljapäeviti tihti ma ei söögi mitte kordagi, et ma jätan neljapäeva nagu söömise vahele. Ja noh, seal on palju asju nagu, mida saab enda kohta uurida, kui sa nagu ise oled piisavalt huvitatud ja siis mind natukene nagu huvitaski, et kui sina nüüd vaatad minu neid numbreid, et mida sina nagu täpsemalt räägid, et kas on nagu täpselt nagu need samad teemad või see, et noh, igal inimesel tegelikult see lähenemine on ju natukene teine, nagu sinagi ennem rääkisid, et minult võtsid ühe asja, sellelt tarolugejalt võtsid teise asja, kolmandalt kolmanda on ju, et mul on ka nagu endal, et ma loodan, et sa natukene räägid ka mingit minu numbrite põhjal veel mingit siukseid asju, mis siis, kas ma saan nagu meeldivalt ennast ära tunda või siis saan teada midagi ka uut ja huvitavat, eks ju. Et no näiteks see karma numbrid on need, mida ma viimasel ajal olen ise uuesti hakanud nagu jälgima, et kuna mina olen see 14, eks ju, karma number, siis meil on 13, 14, 15 ei olnud karma number, oli vist 16 ja 19 või midagi sihukest on need karma numbrid. 17 ja 19 ja siis sinul tuleb see 14 tuleb sealt sünnipäevast ja 14 oli enne elude numbri kokkuliitmist. Me saime, aga selles suhtes, et sellega ma praegu siin pead neil nagu sassi ei taha ajada nendel inimestel. Mul on tegelikult karmanumbrite kohta täiesti üks video tehtud. Nii et kui sa seda pole näinud, siis ma panen selle siia kommentaaridesse. Ma nüüd ei räägi sulle, Sam, seda, ma räägin kuulajatele. Et see on täiesti just nende numbritega, kuskohast leida seda oma sünnipäevast, kuust ja aastast. Ja teie, kes olete juba teadlikud, siis ka kindlasti kommenteerige siia, et kas te leidsite oma numbrid. Aga 14 kohta, kui üleüldse rääkida, siis kas tead, ma ütlen enne veel ühe asja. Mina olen 16 päev sündinud ja minu elukaaslane on 13 päev sündinud. Ehk siis vaata, kui võtta nagu paralleele sealt tarokaartidest, eks ju ka, siis on see surm ja mis see siis oli, see torn, eks ju. Ja siis, kuna minu elukaaslane ei saa tarokaartidest midagi aru, siis ma räägin ka, et me oleme nagu paar parajat. Et täpselt väga hästi üksteisele sobime, sellepärast et temperament on üsna sama, mõlemad lammutame, mõlemad ehitame, et selles suhtes, et nagu vaata, seal tuleb ka see seos mängu, et noh, nagu ma sulle ütlesin, et 1, 5, 7 on nagu siuksed väga hästi sobivad, aga kui sa võtad 7 ja võtad 4, on ju, siis 7 ja 4 on kokku tegelikult 11, mis on siis justkui sihuke nagu builder number. Et noh, 22 on muidugi sihuke võib-olla kehakulturismi mõttes või sihuke eneseehitamise nagu rohkem, aga 11 on tegelikult nagu võimas number, et see peaks olema sihuke nagu võimas kooslus. No on. Ja minu numeroloogias, kus mina õppisin, siis sellest räägiti ka, et see on kunagi olnud üks jumal, ainult et ta oli väga nutikas ja kaval, et ta hakkas natuke kuritegevusega tegelema, ehk siis noh, kasutas ära. No sellest ma ka ei hakka väga rääkima. Lähme sinu numbrite juurde. Ma tulen siia korra tagasi, sest sa mainisid seda nagu usu teemat ja usk on nagu sihuke asi, mis ta on minu elus nagu terve elu olnud, ma ei ole ristitud, ma ei ole kristlik ja mina arvan seda, et usud ongi välja mõeldud selle jaoks, et inimesed omavahel sõdiksid. Meil on kõigil üks looja, me oleme kõik tulnud kuskilt ühest kohast, keegi üks on meid loonud. See, et kes kutsub teda, ma ei tea, Jeesuseks, kes kutsub kedagi Budaks või Vishnu või mis need kõik erinevad on, eks ju, kultuurides, see ei ole üldse tähtis ja ma arvan, et inimesed ei peaks sihukese asja pärast nagu sõdima, et meil on kõigil üks looja, üks universum. Ja mina arvangi, et see on lihtsalt mõeldud selle jaoks välja, et oleks nii-öelda mingid draamad siis nii-öelda maailmas või noh, neid jutte on ka palju, et miks seda draamat siin maailmas nagu tahetakse. Muidugi mina nüüd mingi aeg siin rääkisin mingitele teatud inimestele, et tegelikult meil on ju kaotatud ära terve üks kuu meie nii-öelda aastatsüklist, et tegelikult vanasti arvutati siis nii-öelda kalendrit kuutsüklite järgi ja kui kuutsüklis on täpselt 28 päeva, kui sa võtad aasta 364 või 365 päeva, kui sa jagad selle 28-ga, siis sa saad 13, aga meil on aastas 12 kuud.
ehk siis 1 kuu on kaotatud niimoodi hajutatud ära ja selle tõttu meil ongi mõnes kuus on 30 päeva, siis on 31 ja siis veebruar on see, mis tasakaalustab ära need, et oleks see arv tuleks kokku, eks ju. ma ei tea, miks seda tehti, põhimõtteliselt 1 kuu palk on kuhugi kadunud ära inimestel, vaata, ja seda meile öeldakse, et 28 päeva aastas saate puhkust, vaata, palgata puhkust, aga see tuleb tegelikult selle arvelt, et see 1 kuu on kaotatud ära. et see on jälle sihuke asi, mida noh, ma tõesti, ma olen sihuke natukene vandenõu teoreetikute, ma vaatan siukseid imelikke videosid vahepeal ja sellised asjad on noh, maailma asjad ja sihuke müstilised asjad, mis nagu miks maailm nii toimib, nagu ta meil toimib, eks ju, et need huvitavad mind ja siis, kui ma midagi jälle kuulen, siis ma natukene jälle lähen sinna süvitsi sisse ja otsin ja siis paar päeva tegelen ja siis lõpuks nagu rahunen maha ja lähen muude asjadega nagu edasi. no vaata, see selgitabki seda sinu, mäletad, enne kui ma panin salvestama, siis ma rääkisin 14-st, et 14 on selline, kes uurib ja puurib, ta tahab just teada, et miks see nii on, nagu kohe juurpõhjuseni, sellepärast et see koosneb nagu number 1-st ja number 4-st ja number 4-d on sellised, noh, siin mõjutavad need mõlemad numbrid, ütleme sünnipäeva puhul konkreetselt, aga kui me räägime edukuse koodist, need 2 5, siis need ju annavadki sulle nagu tuld kogu aeg takka. sul on kogu aeg veel vähe, sul on veel vähe teadmisi, sa tahad veel seda, sa tahad seda teada, miks need nii on. sa võid vahepeal, nii nagu sa ütlesid ka, et tegeleda nagu mitme asjaga korraga. ehk siis Mm. 5 on väga sarnane ka 7 energiale, et sul on neid 2, seda number 5, minul on 7 palju ja neid nimetatakse ka, et nagu 7 käega olen mina, aga 5 on nagu 5 käega ja siis selles suhtes, et number 5 ka räägitakse numeroloogiliselt, et on olemas nii 50% naisenergiat kui 5% meesenergiat, et sinus on nagu olemas kõik, et kui vaadata seda 1-9-ni, siis 5 on keskel. ta omab ka neid noorte hingede seda, mis ta on, kogemust on ju ja kõik seda elu. ja nüüd lähevad sõnad sassi, aga saad aru, et ta on nagu selles süsteemis nagu keskel, et tal ja on seda energiat ja ta on uudishimulik, ta tahab nagu igale poole minna, natuke siit, natuke sealt, selline nagu väike nipernaadik. vahepeal isegi liiga uudishimulik. jah, ma olen tähele pannud. et noh, see on ka võib-olla nagu see, et mina, noh, ma nagu lohutan ennast mingis mõttes võib-olla sellega, et ma tean, et ma kipun neid asju nagu hästi pingsalt uurima, aga ma lohutan ennast selle mõttega, et mina arvan, et need inimesed, kes üldse selle peale ei mõtle, et need, kes on nagu siin kohas kinni, on ju, ma käin enda tööd ja ma teen seda ja nad üldsegi ei mõtle, mis selle elu mõte või tähtsus või mis see nagu asi on, siis minu jaoks need on natukene niisugused nagu tühjad inimesed või nagu robotid, eks ju, et nad ei mõtle lihtsalt selle peale, nad ongi mingis kuradi tsüklis ja mööda ratast nagu hiirekesed jooksevad, eks ju. ja noh, palju erinevaid asju on, ma viimasel ajal, mind ei ole nagu nooremas peas, ma olin nagu no ikka tahtsin sihuke fa-fa vend olla ja tahtsin, et mul oleks Nike'i tossud ja kuldkell ja mis iganes. nüüd viimasel ajal tead, mul on nii savi sellest kõigest nagu, et eriti ei huvitagi. mulle meeldib, kui mul on rahulik elu, kui mul on kõik on hästi, lähedastel on kõik hästi, mul rohkem ei olegi palju midagi vaja. hea oleks, kui saaks piisavalt palka, et paar korda aastas kuskil soojal maal puhkamas käia ja väga hea on. no sa oled juba sellises vanuses ka, jah, et juba maha rahunenud ja tegelikult on nii kihvt, numeroloogiliselt ka on ju selliseid nagu 3 vanusefaasi, millal toimuvad mingid trigerdused, et see on 25 ja siis ma praegu kiiruga samal ajal, kui sa rääkisid, et siin on nagu maha rahunenud, vaatasin kähku, kui vana sa oled, et siis teine selline faas, kus inimesel midagi toimub, öeldakse ka kesk- ja kriisiks on 35 vanus, et siis on pluss-miinus 2 aastat ja siis järgmine, kus tekib nagu see, et elude number, hingemissioon, mis selle näiteks minu numeroloogiliselt sealt välja tuleb 3 numbrit, siis see aktiviseerub seal 45-aastaselt. et siis on niimoodi, siis praktiliselt on selline zoom, sa oled nagu valmis, on ju, aga kõik ei jõua üldse sinna faasi. kõik ei jah. jõua üldse sinna 25-st üldse nagu nad jäävad kuhugi kinni, aga meil ongi igalühel see oma süsteem, oma see arengutase, kuhu kohta me jääme ja igalühel on meil ju oma hing, mida ja me oleme tulnud siia oma mingeid õppetunde saama, nii et kõik on okidoki. jah, kusjuures, kui tulla selle 25 peale tagasi, siis minu arust see 25 oli minu elus enam-vähem see periood, kus ma valmistusin Norrast äratulemiseks, sest ma tahtsin hakata pere looma.
et oligi täpselt see, et läks see nagu noorema pea mõtlemine üle, et nüüd see mingi pidude panuk ja noh, ma muidugi alustasin väga varakult ka, et noh, mul praegu on pikk habe ka ja mul juba habe hakkas 14-15-aastasena kasvama, ma käisin juba 16-aastasena Hollywoodis nendes klubides ja asjades ja ma juba panin alaealisena pidu nagu, et noh, mingi hetk on lihtsalt see, et aitab küll, no kaua ma käin ja pidutsen, et see on mõttetu aja raiskamine tegelikult ja tõesti umbes 25, ma ei mäleta, kas 24 või 25 või midagi sihukest see vanus oli, kui mul nagu hakkas tekkima see nagu peremõte või sihuke nagu tunne. jaa, vaata kui vahva. ja kui sinu koodist veel rääkida, siis see number 5, et sul on number 2 korda number 1 ka, siis see viitab sellele, et sa oled selline hästi otsustuskindel, kui sa midagi soovid, siis sa kohe lähed ja teed selle ära ka, et sul on vaja õppida muidugi hästi palju delegeerima. et see number 8 ka viitab sellele, et sul on väga oluline ausus ja ka see, et sa ise ei peta teisi inimesi ja sa ei salli absoluutselt, kui keegi sind petab ja sa kipud kontrollima olukorda ja sul on näiteks siin, kui ma nüüd miinustest räägin, siis sa tegeled liiga paljude asjadega korraga, see väsitab sinu energiat, sa peaksid võtma fookusesse ja õppima rohkem delegeerima. ja see, et kui sa ei delegeeri, tahad kõiki asju ise teha ja kui ma su selja taha nüüd vaatan, siis ma olen surmkindel, suht kindel, surmkindel ei ole. ma söön oma mütsi ära, aga ma arvan, et sina teed kodus kõik asjad praktiliselt ise ära, mingil määral midagi delegeerid ka, et kuna sa rääkisid, ässa vahele jäid poiss. ütleme niimoodi, et sellega on niimoodi, et mul see suhe siis praegu on, suvel saab meil 2 aastat ja, ja minu juurde siis kolis neiu võib-olla mingi pool aastat peale seda, kui me olime nagu suhtes olnud, aga see tuli natukene nagu läbi selle, et ta elas nagu sõbranna korteris, kellelt ta nagu korterit üüris siin Märjamaal, aga sõbranna ja siis sõbranna mees lahutasid abielu, läksid kahjuks laiali ja otsustasid selle korteri nagu ära müüa. meile tundus, et see korteri hind on natukene krõbe, et seda endale nagu soetada, noh, kuigi algul nagu oli tõesti niisugune soov nagu, et siis elukaaslasele osta see korter ära, et talle jääks see alles, et oleks see kinnisvara. aga siis nagu juhuste nagu tahtel kuidagi oli niimoodi, et see korter läks minema ja siis ta tuli minu juurde elama. ja tõesti, see on niimoodi, et mina koristan ka kodu nagu, et ta ütleb küll, et ma koristan selle ja ma aitan seda ja siis ma ütlesin ei, tee sina enda õppimise asju ja tee enda tööasju ja tee vaata, et sul asjad tehtud saab. et no ta käib ka ülikoolis ja ta on õudselt tubli mul selles suhtes ja ma üritan ka võimalikult palju nagu aidata ja kaasa elada ja koos nagu nii-öelda areneda siis nii-öelda edasi ja minu jaoks, kui ma nagunii üksi elasin, üksi koristasin ja kõike tegin üksi, siis mul ei ole seda probleemi ka nagu edasi teha, kui ma tean, et noh, mõnikord tõesti, kui ma olen mingi väsinud või midagi, eks ju, siis ma ütlen, et jaa, okei, no aita, teeme kiirelt ära, onju. aga see on pigem niisugune harv nagu juhus ja et ma ikka meeldib ja ise teha neid asju ja samas, kui ka on mingid siuksed töölaadsed olukorrad, siis tõesti on vahel see, et ma pigem teen kohe ise ära, kui et hakkan kellelegi seletama, kuidas on vaja teha. kui ma teen ise, siis ma tean, et on õieti tehtud. ja kusjuures 8 kohta ma niimoodi ütlengi, et nad teevad tavaliselt kiiresti ise ära, siis nad teavad, et see on tehtud, muidu nad kipuvad üle kontrollima kogu aeg, nagu saatma mingeid sõnumeid, helistama veel nagu umbes muuseas, kuidas sul läheb, aga pärast ridade vahelt ikka küsivad, et kuule, kas sa seda mäletad, et sa pidid nagu ära tegema. ja. vot, aga vaata kui huvitav, kuskohast sina numeroloogiat õppisid lihtsalt läbi interneti. ka jälle selline nagu vaatan, et doktor Google. doktor Google, näete, kõigil on võimalik, et tükike siit, tükike sealt, nii nagu mina oma tarokaarte õppisin tegelikult juurde hästi palju sinu kanalilt ja sealt Tiiu Taro kanalilt ka veel juurde. kuule, no aga seal on muidugi see ka, et osad need tarolugejad, need ingliskeelsed, keda ma nagu siis jälgisin seal 1,5 aastat enne, kui ma ise hakkasin tegema, siis noh, ma nüüd vahepeal ka ikkagi mõnele tähtkujule või kui mul tuleb see nagu meelde või ma tõesti näen, et see number selle kaardi peal ka midagi nagu tähendab, siis ma nagu ka mainin seda, aga ma tean lihtsalt, et need ingliskeelsed lugejad, nad nagu tihti ütlesid ka, et aga näed, see on see number, eks ju, et seal võib-olla see on seotud mingi sellise või sellise numbri või mingi asjaga, eks ju, või sünnikuupäevaga või et noh, see on võib-olla niisugune nagu seoste otsimine, aga samas ka nad nagu ikkagi seletasid neid ja siis ei olegi raske minna nagu internetti ja guugeldada, et mida see number tähendab ja noh, inglinumbrid on meil veel eraldi, eks ju, need 111 ja 333 ja et need tulevad veel eraldi nagu juurde, et kui on inimesel piisavalt nagu tahtmist, siis leitakse see, kust seda õppida nii-öelda ja no tänapäeva internetimaailmas, nagu sa ütlesid, chat GPT ja kõik asjad, meil läheb aina nagu lihtsamaks see, et enam ei ole vaja helistada
1882 ja küsida, et mis bussiga saab Tallinnast Tartusse, vaid lükkad neti ise lahti ja plõks-plõks-plõks ja ongi olemas, onju. issand, tead selle chatiga tõesti, kui mul hakkasid vestlusõhtud, siis mul oli vaja teada, kuna ma elan Soomes, et siis ma tulen sadamasse sinna Tallinnasse ja siis ma küsin kogu aeg, küsisin chati käest, kui palju läheb aega siis Tallinnast Viljandisse sõitmisesse näiteks, sõitmise jaoks. ja siis niimoodi hästi kihvt oli vestelda. aga tead mis, chat on mulle tõesti üks väga hea selline taskuraamat, mida ma ikka aeg-ajalt kasutan ja mind, õigemini minu seda sünnikaarti, see vene koolkond, kus kohas ma olen siis seda õppinud ja minu neid tehtud sünnikaarte läbi selle koolituse või selle õpingute, mis ma olen siis käinud, et on kontrollitud chatiga ja no vot, siis tead, see ei ole chatiga tehtud, nii et seal on teatud numbrid, mis ei tule, chat ei tea nendest mitte midagi, et ma olen nagu nii siiralt õnnelik. muideks ma soovitan sul lisaks chatile kasutada ka mõnda muud ai nagu siukest tooli meie küüntega ei kaku. Meil on siuksed toolid, mis me just hiljuti ostsime, millel on siuke mõnus tekstuur, täpselt samasugune nagu tal sellel kraapimispuul ja siis ta vahepeal nagu ringutab ennast seal niimoodi. aga seda ma ei luba tal enamasti teha nagu ja ta tegelikult saab väga hästi aru, ma ütlesin, ta on rohkem nagu koer kui kass. aga kus ma nüüd jutu otsaga tahtsin jõuda? ai-st. Jah, ai-s vaata, chat on sihuke asi, et chat on natukene alati sinu poolt. et kui sa küsid talt mingi küsimuse, et kas oleks hea, kui ma teeksin nii, siis ta on, et jaa, see on väga hea mõte. et ta ei taha sulle nagu väga öelda seda, et ei, et see ei pruugi võib-olla kõige, noh muidugi, kui sa mingeid lollusi räägid, eks ju seal, et ma mõtlesin, et paneks endal noaga lööks kätte, siis ta ütleb muidugi, et ole normaalne, et see on idiootsus, onju. aga kui sa ütled talle mingi siukse asja, et mingi mõtlesin, et läheks täna teeks 10 kilti jooksu, aga vist teen ikka pool maratoni, siis ta ütleb, et noh, poolmaraton on küll raskem, aga kui sa oled juba selle jaoks treeninud piisavalt, siis tegelikult see on väga hea mõte. et alati pead nagu sellele chat'ule, kui sa tahad saada võimalikult sihukest nagu aust vastust, siis sa peadki ütlema talle, et vasta mulle hästi nagu kriitiliselt või midagi sellist. ja siis ta nagu natukene parandab seda enda vastust, et mõnikord ongi see, et inimesed tahavad saada mingitele küsimustele vastust ja need vastused räägivad alati kuidagi nagu sinu kasuks. et mina isegi ise nagu selle peale ei tulnud, vaid mul naine nagu ütleski, et ütle talle teinekord niimoodi, et ma tahan, et sa oleksid minuga võimalikult kriitiline enda vastust andes. Küsimus on selline. et seda võid proovida millalgi nagu kasutada, et kas sa saad sealt mingeid siukseid nagu teistsuguseid või põnevamaid vastuseid, et ta võib mõnikord siis nagu pikemini seletada neid asju, aga samas ongi nagu huvitavam, et sa saad ka nagu natukene teiselt poolt mingit siukest arvamust, mitte päris otse ja konkreetselt nii-öelda siukest kinnitust. ja see chat on selles suhtes sama tark, nagu selle kasutajagi on. et samas ta peegeldab, kuidas ma ütlen, ma käisin Kati Torimi koolitusel, õppisin seda chati kasutamist ja võin kõigile ütelda, ma ei tee sünnikaarte üldse chati abiga, aga chat on mul hästi hea abiline, ta aitab mul igasuguseid muid asju teha ja samamoodi ma oma tervise kohta aeg-ajalt küsin, koertega midagi näiteks juhtub ja mida iganes majapidamise asju ka. vetsupotti, saad aru, parandasime elukaaslasega. ma olen selline jube maskuliinne inimene ja siis seda lugu paljud teavad siin Kammu kanalil, aga no sina ju ei tea. mul mees ka, no soomlane on ju, ütleb, et tule hoia vetsupotist kinni, ma nõukogude naine, saad aru, ma näen, soomlane pusib seal. ma võtsin kätte, hakkasin ütlema, see peab niimoodi ära tegema. saad aru, hakkasime pusima, läksime riidusel kahekesi, seepärast et lõpuks oli see, et mina hakkasin vetsupotti hoopis parandama, mitte tema, onju. ja siis ta seal mossitas, tema on ju 13 päev sündinud, mina olen 16, kumbki järgi ei anna. siis ma ütlesin kõik, ma võtan koerad, ma lähen õue jalutama, sina, soomlane, jää oma selle vetsupotiga sinna. aga helistasin vennale, vend on ehitusel seal 100 aastat juba tööl olnud ja küsin, et saad aru, vetsupott ei saa nagu lahti ühte asja seal 100 aastat vana, siis ta ütleb, chatile saatsid pildi või? ma ütlen, no kurjam, chatiga muidu räägin kogu aeg, on ju, saad aru, ikka mingeid asju arutame siin chatiga, aga vetsupotist pilti küll ei saatnud. ja siis tulin koju, rahunesin maha, ütlen mehele, nii, saadame mu robotile, ma ütlen robot selle asja nimi. ta teab, et ma vestlen robotiga, ütlesin ka, et saadame pildi vetsupotist ja robot ütles, et pane toiduõli sinna vahele. no näed. jah, igas siuksed keermed ja asjad ja on jah, õli paned natukene vahele ja ta tuleb väga hästi.
ja muideks, kui rääkida nagu veel chat'ust, siis ma isegi natukene tunnen kaasa nagu inimestele, näiteks nagu arstidele või õdedele või kes nii-öelda ei tee seda füüsilist tööd, vaid mul oli nagu eelmise suve lõpus mul tekkis mingi allergia mm. ja ma olen eluaeg, eks ju, kuna mul kunagi oli astma, ma olen ikkagi kevadel neid võtnud, aga siis oli nagu juba suve lõpp hakkas tulema ja no ei saa aru, mis toimub. käisin perearsti juures, tehti mulle mingid analüüsid, jah, allergia näitaja kõrge, anti mulle mingit kreemi. panin jala peale seda kreemi, eks ju, ja tegi nagu hullemaks. ja siis ma hakkasin nagu chatuga suhtlema, et kuule, et sihuke asi ja siis küsis mult, et kõiki asju, muidugi see oli täpselt sihuke periood, kus ma olin hästi palju asju muutnud. kassile ostsin uue mingi lavendlilõhnalise kassiliiva, tavaliselt ma ostan ilma lõhnata, onju. siis mul olid mingid uued lõhnaküünlad, siis mul olid uued viirukid, mul oli nii palju uusi asju. pitsat olin hakanud just hiljuti nagu rohkem sööma, et kui ma jooksmas käin, siis mul tihti nendel jooksupäevadel on sihuke tunne, et mul on nagu vaja rohkem seda süsivesikut või energiat tagasi, et ma enamasti pigem söön nagu sihukest liha lihtsalt nii-öelda, et natukene niisugune nagu karnivori moodi liha ja muna onju, aga nendel jooksupäevadel hakkasin pitsat ka rohkem sööma ja siis oligi nagu, et neid asju oli palju, aga lõpuks tuligi välja see, et mul on natukene sihuke histamiini mingi natukene sihuke vastupanu ja see nagu ka midagi nagu mõjutab, eks ju. ja kui ma hakkasin seal chatu abiga hakkasin asju muutma, tänaseks ma olen nendest asjadest mõnusalt lahti saanud, eks ju ja mul ei olnud vaja, ma käisin arsti juures õigemini ja ma enam ei tahtnud uuesti minna, sest ma ei saanud sealt päris seda, onju, mis mul oli tarvis. et noh, kui ma hakkangi nüüd mõtlema, et noh, eks ikka praegu on nagu netis seda juttu ka, et ai võtab töö käest ära ja noh, ma arvan, et ega see päris nii ka ei ole, et võtab nüüd töö käest ära, aga igal juhul inimesed, kui oskavad seda natukenegi kasutada, mitte ka ainult seda chat GPT-d, vaid on ka väga palju erinevaid nagu äppe, mis nagu aitavad sul teha mingeid asju palju lihtsamaks. et mina enda tavatöös teen seda videotöötlust, eks ju, töö juures ka need droonivideod, ma lõikan nad kokku ja mulle meeldib neid videosid teha, et ta on nagu metsamasina video, et ta metsas tõstab neid puid käru peale tõstukiga, onju. ma panen sinna taha siukse nagu filmi treileri muusika, et see oleks hästi siuke kaasahaarav. klipivahetused on täpselt selle kuradi mütsu ajal, eks ju. mõnikord ma teen sinna siukseid välkuvaid kaadreid, eks ju, et ma panen ta muusikaga hästi nagu kokku, aga siis mul tüdruk hakkas üks päev kodus tegema enda mingit video, enda mingi kuradi ai programmiga ja ta tegi, ma ei mäleta, mingi tunni ajaga tegi mingi siukse küll lühikese, aga ülimalt hea video ja ma mõtlesin, kurat, ma oleks töö juures pool päeva seda asja teinud nagu. et no nii hästi aitavad need ai asjad, et kui sa oskad õiget asja kasutada ja oled seda nagu natukene õppinud, et mul nagu tüdruk tõesti hästi tubli ja hästi tark nagu, et enda nagu vanuse kohta või üldsegi ta on kuidagi sihuke hästi kuidagi nagu täiskasvanud inimene, et meil on see mõtlemine ka nagu hästi nagu sarnane ja ta töötab samamoodi turunduse peal, et ta teeb siin Märjamaa spordikeskusele turundust ja siis meil on nagu hästi põnev on, mõnikord on niimoodi, et okei, täna oleme veits rohkem väsinud, et lähme mingi kell 10 voodisse onju ja siis me jutustame mingi kella 3-4-ni ja siis vaatame, kurat, ainult paar tundi saab magada, jääme nüüd magama. ja selliseid olukordi ei ole vähe nagu, et seda on päris tihti nagu, et mitte küll nädalas võib-olla kord, aga kuu jooksul kindlasti mingi 2-3 korda on siuksed nagu õhtud ja need on tihti alati need, kus on järgmine päev tööpäev ka. et see on siuke huvitav nagu ja see ai tõesti, see on nagu, see on siuke uus imeasi nagu, et jah, ei tea, kuhu see kõik viib, eks ju. ma loodan, et see ei tee inimestele nii palju kahju, et ta võtabki nüüd kõigilt nagu töö ära või midagi sellist. aga ütleme nii, et ega see majandus ei ole ka kõige paremas kohas ja siia oleks vaja midagi nagu siukest, mis toob mingi nagu muutuse. Vau, tead, kui huvitav, lihtsalt see, mida ma praegu kuulen siin ja mõtlen, et mina tundsin sind lihtsalt kui Kuu Taro 369 ja siin me räägime praegu sinuga igasugustest huvitavatest teemadest. mul ja on veel neid huvitavaid asju muideks. ära, ei, ma ei jäta praegu. no poiss pane pidurid peale. issand, kui huvitav, selles suhtes, et no näed, Sam, siin oleks selline asi, see, mida ma tavaliselt oma kuulajatele räägin.
kui teid veel midagi väga huvitab või selles suhtes, kui te tahaksite veel juurde midagi küsida, siis ma väga loodan, et Sam annab mulle mingid teatud koordinaadid, kuhu te saate kirjutada. võib-olla kellelgi tekkis mingit huvi, ma ei tea, eks te saate omavahel seal vestelda. seepärast, et nüüd sa oled rääkinud igasugustest asjadest, mida kõike sa haldad, valdad, mida sa tead ja kes seda teab, mis kuhugi nagu viib. Aga mul nagu selline isiklik huvi ka, et kuna ma ikkagi sinu fänn olen, et kas ikka Kuu Taro ka jätkab oma toimetamist seal Youtube'i kanalil? No ma nüüd olen üle läinud sellele, et kui ma varem tegin iga nädal, tegin nagu uue video nii-öelda kõikide vaatajate jaoks, siis ma mingi hetk läksin kuu aega või 2 kuud tegin niimoodi, et ma tegin 2 video kuus, et nagu kuu alguses ja kuu keskel. Ja nüüd ma tegelikult olen nende üldvideodega läinud üle sellele, et ma teengi ühe põhilise nagu kuu siukse prognoosi, eks ju, mida saavad siis vaadata kõik inimesed. Ja mul on siis see peregrupp, kus ma siis küsin nagu inimestelt nii-öelda siis 5 eurot kuus, et kes tahab, saab liituda sellega ja nemad saavad siis iga nädal ühe video. Aga ma ütlen niimoodi, et ta praegu jääb mul nagu kehtima ja ma arvan, et täielikult ära ma ei kao. Vähemalt siin paari aasta jooksul, ma arvan, et täielikult ära ma kindlasti ei kao, et ma ikkagi tahan nagu inimestele anda seda nagu sihukest positiivset energiat siis nende videodega. Aga hetkel on see nii jah, et noh, suvi tuleb peale ka ja mul tulevad siin igast erinevad neliküritused ja triatlonid ja 100 asja ja see energia, et suvel mul oli mingi hetk, mul oli niimoodi, et ma suvel ei puhanudki või ma ei käinud, noh, puhkuseajad ka, et kui töö juurest on kollektiivpuhkus 3 nädalat, siis Taro asju ma tegin ikka. Ja nüüd eelmine suvi oligi see koht, kus ma otsustasin, et aitab küll, et ma tahaks suve ajal nüüd nagu ise ka puhata ja käia ujumas ja möllata ja teha mingeid muid asju. Et ma tõmbasin seda tooni nagu vähemaks, aga selles mõttes ära ma ei kao. Youtube'is on mul ikkagi see Kuu Taro kanal olemas. Kes tahab, leiab mind ka Instagramist üles Sammy Diamondsi nime alt, eks ju. See on Sammy_Diamonds. See ei ole nii väga oluline, et võib-olla just nende inimeste jaoks, keda ma alguses mainisin, et kellel on tõesti mingi väga halvad mõtted või mingid siuksed asjad ja muud kedagi ei leia, kellele kirjutada, siis võib mulle nagu kirjutada siis Instagramis, aga Facebookist ma juba isikliku konto kustutasin ära 6 aastat tagasi äkki või mind Facebookis lihtsalt hakkas häirima see, et nii palju tuli neid reklaame ja asju ja no üldse seal oligi nagu see, et negatiivsust oli palju. Et ma tahtsin sellest nagu lahti öelda, aga Instagrami ma jätsin nagu alles, et seal on siuksed pildid ja seal ei ole väga nagu siukseid uudiseid. Et see on nagu okei ja seal saab mulle kirjutada ka. Mulle just hiljuti kirjutasin üks inimene, muidugi ma pidin talle ära ütlema personaallugemise osas. Aga noh, saladuskatte all võin öelda, et vahepeal peregrupi liikmed midagi ikkagi kirjutavad, küsivad, siis ma olen teinud seal, noh, raha ma ei küsi, kuna nad nagunii on juba peregrupi liikmed, et kui on tõesti inimesel mingi probleem või mure ja kui see tähendab seda, et ma võtan 5 minutit, et teda nagu aidata, siis see ei ole minu jaoks nagu meeletult suur probleem, et võib ikka nagu kirjutada, aga see ei tähenda nüüd seda, et kui sinu video läheb laivi ja inimesed kuulevad, et siis kui mulle tuleb kuradi, ma ei tea, 10 kuni ma ei tea, 50 mingi kirja järjest või korraga, onju, siis kahjuks ma hakkan kõigile nagu ei ütlema, et mulle jah, sihuke kuritarvitamine ka nagu väga ei meeldi, et alguses, kui ma Taro hakkasin tegema, siis ma tegin ka ju neid personaalasju täiesti tasuta. Ja siis, kui ma ühe korra ütlesin välja nagu, et võib teha ja ma ei küsi raha ka, siis tuli, issand jumal, see oli jube, nagu mulle tuli päevas mingi 8 erinevat kirja, kõik tahtsid midagi saada ja siis mul tekkis juba see tunne, et ma olen ju paha inimene, kui ma neile nüüd ei vasta, eks ju. Et ikka tahaks aidata ja siis oligi see, et ma tõmbasin ennast natukene nagu nii läbi, et siis ma mõtlesin, hea küll, et ma panen sinna mingi tasu, eks ju. Ja siis panin mingi tasu, noh, see tasu oli suhteliselt odav, mingi personaallugemistes oli mingi 50 senti minut vist, et tund aega on 30 eurot, on ju. Ja siis ma tegin mingid 2 ja 3 tunniseid kõnesid, siis ma sain aru, et kurat, seda on ka liiga palju, siis ma tõstsin nagu euro peale, et 1 minut on nagu 1 euro.
ikka tuli nagu, ikka tuli ja ma olen selles mõttes nagu natukene kehv ärimees selle taroga, et isegi kui ma rääkisin inimesega mingi tund või kaks juttu, et no oletame, ma rääkisin 2 tundi, see oleks tema jaoks tähendanud 120 eurot. ma ei, ükski inimene, kellel tuli sihuke täistunnid või arve, ma ikka ütlesin, et siin ma rääkisin natuke enda asju ka ja teeme 120 asemel, teeme 75, vaata. et see on tegelikult sihuke kehv ärimees, kes nagu enda või mitte piisavalt ennast väärtustav või mingi sihuke. Ja siis ma lõpuks otsustasingi, et ei ole vahet, kui ma seda summat ka tõstan, ikka kirjutatakse, et ma pigem hakkan nüüd ütlema inimestele, et ma üritan neid personaalasju nagu vältida. kuigi mul nagu, kui ma neid personaalasju tegin, mul oli väga tihti ka endal mitte, ma ei olnud nagu läbi tõmmatud nendest videodest, kui ma lõpetasin personaallugemise. väga hea energia oli nagu teatud inimestega suheldes, aga need olid enamasti need inimesed, kelle probleemid ei olnud siis ka võib-olla nii kaootilised ja mis mind hakkas natukene ka häirima, oli see, et minu poole pöördusid inimesed siis, kes ei olnud väga ma ei tea, ausad siis või. et seal oli kahe naise pidajaid ja 2 mehe pidajaid ja mul on kodus mees abielus, aga ise käin, jooksen selle teise vennaga ringi ja mul ei ole huvi siukseid inimesi aidata nagu. et ja ma ei tea enne seda, kui ma temaga nagu suhtlema hakkan, et millega on tegu, ma panen küll kaarte, et mis teemadel nad enam-vähem minu poole pöörduvad. aga ma ei tea alati kinda peale ja noh, teatud mingid siuksed asjad hakkasid nagu häirima, et ma ei ole ise kunagi kuri inimene ja ma ise kellelegi nagu nuga selga ei lähe lööma, aga samamoodi noh, siin, et ma teen seda taro asja ja spirituaalasja, et ma ei ütle, et ma olen nüüd üdini nagu hea inimene, et selles mõttes, et kui mulle ikka tullakse, lüüakse nuga selga, siis ma võtan selle noa seljast välja ja viskan tagasi. et ma ei tee ka mingeid rituaale väga selliseid, mis nagu teistele inimestele midagi saadaks. aga ma teen vahepeal siukseid puhastus- ja tagasisaatmisrituaale ja on olnud mõned juhud, kus ma nagu, ma siin päris kõiki kaarte lauale ei löö. on juhud, kus ma olen teada saanud, et minu poole midagi saadetakse ja ma olen need väga rahulikult inimestele nagu tagasi saatnud, et ma ei saada neile midagi juurde, aga ma saadan tagasi selle, mis minu poole saadeti ja olen ka kuulnud, et nendel inimestel ei lähe väga hästi ja siis tuleks nagu otsa vaadata mitte mulle, vaid iseendale, et see, mida sa annad teistele välja, ole valmis, et sa saad seda tagasi, sest väga tihti nagu inimesed ei oskagi nagu neid asju välja nagu saata ja nad kutsuvadki endale selle nagu peale. sellepärast mina alati ka inimestele ütlen, et ärge soovige teistele halba, et nagu ka mul olid halvad suhted, kogemused, aga ma olen lõppkokkuvõttes neile nagu tänulik, sest ma õppisin sellest, ma arenesin sellest, ma olen nüüd palju parem inimene tänu sellele, et ma selle sain teada. et see on nagu alati sihuke kahe poolega nagu asi, et ma ei soovita jah kellelgi nagu kellelegi mingit halba soovida ja nagu ma ütlesin, et ma olen ise nagu avastanud või noh, see on uskumuste asi ka, vaata, et see karmanumber ja et eelmises elus võib-olla ma olin nagu halb inimene või kasutasin enda võimu või midagi ära ja siis, kui ma avastasin, et ma nüüd selles elus peaksin rohkem nagu teisi aitama, siis ma olengi nagu võtnud selle kursi, et see ongi nii ja ma peangi teisi aitama ja kui mul on võimalus, siis ma aitangi. ma ei tee sellest mingit sotsiaalmeedia postitust, kuidas ma Coopi eest mingi vanainimese autoga koju viin või kellelegi Pätsi saia ostan, eks ju. et minu arust see on ka nagu sihuke fake asi, et kui sa seda nagu postitama hakkad ja seda kuulutama, et mul ei ole vaja seda, mulle piisab sellest, et minu enda sees on see rahu, et ma seda head teen. ja nii lihtsalt on, et kindlasti on neid inimesi ka, kes ütlevad, et ma olen halb inimene, sest ma olen neile midagi halba teinud, aga siis ongi see, et vaadake enda otsa ja küsige, et mida te mulle tegite selle jaoks, et ma nii halvaks pean muutuma. lihtne. issand, kui lahe on sind selles suhtes kuulata, et tead mis, hea meel on mul selle üle, et sa ära ei kao, sa kuidagi oled nendele inimestele ja kord kuus vähemalt saadad sa sinna neid videoid ka kõigile teistele. mina kahjuks sinu klubisse ei kuulu, aga seda ma panin küll tähele, et vähem on sind seal märgata, seepärast et sinu kanali tellija ma olen, et iga video sinna tuleb. ja siin siis ma tahan lihtsalt üle korraks täpsustada, seepärast tõepoolest ma täna panen selle video juba minema sinna meie kanali peale. meie, noh, ma räägin nagu meie sinuga, aga sinna numbrite keele kanali peale, et kallid kuulajad, et te saite väga õigesti aru, et ärge kirjutage Sämmile, sain ma nii aru, eks ju, et sa ei tee kellelegi personaalseid lugemisi. personaal enam ei tee jah.
jah, et need, kellele sa midagi vahest aeg-ajalt aitad, on siis need, kes on sinu kanali klubi liikmed ja see ei tähenda ka et sa teed nendele seal mingi tunnist, sa võib-olla kui vastad mõnele küsimusele ainult, eks ju, mitte see, et sa ei võta seal kogu tunni ajast lugemist oma mm. pihta. -hmm. jah, see on jah, ja nendele küsimustele ma vastan ka mitte nagu, mitte ma ei tee videokõnet, vaid siis noh, seesama meie Rutt, eks ju, et jah. tal oli hiljuti seal mingi autoga mingi jama, eks ju, ja siis ta ütles, et kuule, saad äkki vaadata. noh, kui ma olen kodus ja mul on see vaba hetk, mul ei ole probleemi, ma viskan kaardid lahti, segan läbi, mõtlen, et nii, mis saab Ruti auto teemast, eks ju. tuleb mulle, kukub sinna 3 kaarti, mõnikord kukub 4. või 5. lisakaart ka, siis ma teen sellest pildi, saadan inimesele selle pildi ja siis Voice'iga nii-öelda selle häälsalvestusega räägin siis, mida need kaardid võivad tähendada, nagu üldiselt, mida need kaardid tähendavad ja mis see siis selle olukorra kohta võib öelda. Mm. no issand, sellist asja ma tõesti jah, vahepeal peregrupi liikmetele nagu teen, et või no inimesed tõesti, kes on, noh, Rutt on algusest peale juba mingi 4 aastat mind juba jälginud, no kuidas ma ütlen Rutile, et kuule, ei, ma ei viitsi sulle teha, mul pole aega. et isegi kui mul ei ole aega, siis ma vastan, aga ma vastan mingi, ma ei tea, 2 päeva võib-olla hiljem, aga ma vastan. et ma vastamata ma ei jäta kellelegi, et seda ei ole, et ma loen läbi ja siis on kõik tšau. et see, sellist asja ei ole. kuule, tead mis, mul, Sam, on selline tunne, et me peame tervitama kahekesi nüüd Rutti, sellepärast et Rutt on ka minu klubi liige. aitäh sulle, kallis Rutikene. ja tšau Rutile. tšau, Ruti. Rutt on nii nunnu naine selles mõttes, et ma olen nii tänulik, et ta mu ellu tuli, sest ta on tõeline minu fänn, kes käib ka minu vestlusõhtutel ja meil oli just temaga alles selline videosuhtlemine, ta võttis ka sellise pika analüüsi. Et jah, et on selliseid vahvaid naisi ja mehi ja kusjuures tegelikult, mis ma olen tähele pannud siin numbrite keele kanalit, kui ma olen nüüd vedanud üle aasta, siis tagasisidet sellist negatiivset on tulnud äkki noh, maksimum 2. aga ma olen siin hästi tundlik naine ka, saad aru, et kui ka mingisugune sapp tuleb sisse, siis oi, kuidas see raputab mind. et ma ei tea, kuidas sinuga on, et kui sul on sellised negatiivsed asjad tulevad, et kas sul on juba selline nagu niinimetatud vaata paks nahk, et enam nagu ei kõiguta kuskilt mitte midagi? ma pean sinuga aus olema ja ütlema, et ainult üks inimene vist on ja ka mitte võib-olla nagu kommenteerid nii nagu halvalt või midagi, et see oli muideks üks Soome naisterahvas. ma lõpuks blokeerisin ta kommentaarid ära just hiljuti nagu, et ta kommenteerib video alla, ta kommenteerib sõnades, et nagu üks kommentaar on üks sõna ja siis ta kommenteerib mulle 10 kommentaari sinna ja sellest tuleb kokku üks lause ja siis noh, ta jutt on ka sihuke, ei kurat, mina mitte olen hea joodik, mingi sihuke jutt, noh, mida ma siin ikka vastan, vaata, et see ja see on ainuke, mis on olnud ja tegelikult ma ei ole üldse sihukest nagu negatiivseid kommentaare saanud, pigem on mulle siukseid väga imelikke pakkumisi tehtud nagu meili teel ja nii edasi nagu, aga ei ole, noh, ma ei tea, ei oska nagu seda vastust öelda või isegi kui on tulnud need nagu natukene siuksed imelikud kommentaarid, ega ma väga palju ei pööra nagu mingit tähelepanu või ega mul ei lähe mingi karvad ei tõuse püsti või pigem on nagu see, ma olen nagu justkui hästi siukseks nagu rahulikuks inimeseks muutunud ja ma ei lase ennast nagu nii väga nagu kõigutada nendel asjadel, et üritan mõelda nagu positiivselt ja samamoodi näiteks ka nagu liikluses, et noh, ma väga tihti Tallinnas ei käi, aga kui ma Tallinnas käin, ikka see Tallinna liiklus on natukene sihuke agressiivne. noh, mõnikord on mingi kõrvalt raja pealt mingi vend keerab ruttu ette, onju, siis kui ma noorest peast oleks nagu närvi läinud ja oleks talle seal paar rõvedat sõna kisanud võib-olla, eks ju, isegi kui ta ei kuule, aknad kinni, oleks autos omaette kisanud, vaata midagi, et mine versse või midagi, onju, siis nüüd ma nagu keeran asja naljaks, mõtlen, et ai kurat, tal on jõhkri sita häda, ta laseb püksi, vaata, et sellepärast ta kihutas, et ta peab vetsu jõudma. et ma üritan leida siukseid positiivseid seoseid, miks mitte närvi minna nagu siukeste mõttetute olukordade peale, et pigem üritan jääda nagu positiivseks. see mulle sinu juures kõige rohkem meeldibki, selles suhtes, et ja see õhkub sealt sinu kanalilt ka tohutult palju välja. tead mis, ma arvan seda, et me peame panema otsad kokku, sellepärast et ma olen saanud rohkem kui vaja seda informatsiooni ja teate, nüüd on küll teie pool ka see mitte mikrofon, aga teie palun kirjutage ka siia, et kes on siis Kuu-Taro, ma vaatasin siia alla, et ma ütleksin ikka õigesti, Kuu-Taro 369 jälgija, kanali tellija, mitte nüüd sellepärast, et teid kõik üles õhutada, aga kuna mina jälgin sinu kanalit nii ammu juba, saad aru, sa oled minu
nii nagu ma ütlesin, sa oled minu köögis ikka tavaline külaline läbi telefoni, keda ma ikka kokates niimoodi kuulasin kogu aeg, siis vahepeal panin uuesti ja ma ei ole elanud selle järgi, aga mulle meeldis see sinu positiivsus alati, kuidas sa seda välja ütlesid ja siis Luna on seal käinud tihtipeale nendes videotes ja noh, elukaaslast ma ka ikka kuulan, jah, olgem ausad et mul on hea meel, et selles suhtes, et sa oled siin meil külas ja kirjutage konkreetselt siis Samile neid küsimusi, mis teid huvitavad see, mis teil nüüd kõlama jäi, aga pange ka siia kommentaare, et mida tahaks Samilt veel teada saada. Võib-olla tekib siit veel mingi mõte või kes seda teab, et viskame selle ka näiteks õhku. vot. jah, elame-näeme, vaatame, mis tuleb ja ega ma panen selle, ma ei tea, kas sa saadad mulle selle video või ma panen, mõtlen, et kuidas ma paneks selle enda kanalile ka nagu, et inimesed jõuaksid ka nagu sinuni. Klubilistele. näeksid seda, noh, tegelikult jah, nagu vaata, mis sa ütlesid. Sa saad oma klubile panna, selles suhtes Rutt on ka sul seal klubis, et Rutt on ka minu klubis aga no vaata, kui sa ütlesid, et sa saad, me võime seda eetriväliselt veitsa rääkida, et seda me ei peagi kõigiga siin rääkima, et ma tuletan meelde, et meil on praegu salvestus veel, et ega teie ei pea kõiki neid telgitagusid ka teadma, nii et kas sul on Sam midagi lisada siin meie publikule, seltskonnale, et tegelikult siin on tüdrukuid-poisse suht palju, kes kuulavad pealt. no selles mõttes, et otseselt midagi nagu lisada ei ole, et kõige tähtsam ongi siis see, et teha tööd just enda kallal ja ma julgustan inimesi uurima neid asju, et alati ei peagi otsima neid vastuseid kellegi teise käest, et tuleb lihtsalt ise võtta kätte ja guugeldada neid asju ja otsida ja noh, nii see tuleb, et kui inimesel on nagu see huvi, siis leiab neid lahendusi ka igalt erinevalt maailma külje pealt, et kes iganes, mis keeles ja mida täpsemalt, et ja ma soovitan ka just seda numeroloogiat, et ma ütlen, ma kasutasin ise seda igapäevaselt nagu ja ma tunnen, et see aitab mind ja ma olen teinud päris siukseid huvitavaid otsuseid päris nagu õigetel hetkedel enda elus tänu just sellele numeroloogiale nagu. et inimesi ma astroloogia ja numeroloogia järgi ei vali, eks ju, enda ümber, aga ka need asjad on need, mida saab nagu seostada, et igal tähemärgil on oma mingid teatud iseloomujooned, igal numbril on mingid teatud siuksed asjad, need ei pruugi kõik kehtida kõikide inimeste puhul, aga igas numbris natukene midagi on, kus sa saad nagu panna kokku ja neid sobivusi otsida ja leida ja samamoodi ma soovitan ka näiteks Hiina astroloogiat natukene jälgida, neid loomaaastaid, et väga paljud ei tea, et meil on nagu vaenuloomad ja on sõbraloomad, eks ju, et meie oleme hobused, meie sõbrad on koerad ja tiigrid, nendega on väga hea see aasta koostööd teha. Rott on meie vaenlane, rottide poole, mitte et need oleks halvad inimesed meie jaoks, aga võib-olla just meie enda nagu sellel võimuaastal ehk siis hobuseaastal ei tasu nagu nende poole võib-olla siis nii palju panustada, aga noh, eks see inimeste et alati see astroloogia ka ei tähenda nii palju, et üleskasvamine ja see keskkond ja see kõiki meid mõjutab nagu ja kui piisavalt teha seda tööd just nimelt enda kallal, et mina just tahakski selle taroga ka, et inimesed hakkaksid rohkem hindama iseennast ja kui sa oled ikkagi mingis halvas suhtes või ma ei tea, mingis olukorras, siis mõtle selle peale, et kas sa tahad olla 5 aasta pärast samas kohas või sa tahaksid muutust ja kui sa tahad muutust, siis on mõistlik sellega alustada juba praegu, mitte mõelda 5 aasta pärast, et kurat, oleks pidanud siis alustama, siis mul oleks veel aega olnud. et aega meil on niikuinii päris palju, eks ju, et ükskõik kui vanad me oleme, et mul vanaema ka kahjuks nüüd hetkel on vanadekodus, aga 4 aastat tagasi käisin talle külas ja ta juba siis rääkis enda surmajuttu. Mina võtsin tarokaardid lahti, ütlesin vanaema, rahune maha, 10 aastat vähemalt veel, kaardid praegu ei näita üldse midagi. ja näed, eile just helistasin, et oligi enne kui sinuga suhtlesin, Rutile ütlesin ka, et mul on vanaemaga vaja kõne ära teha. rääkisime ja kõkutasime ja ütlesin, et no näed, ei ole siin midagi, et tervis läheb vaikselt paremaks ja varsti suvi tuleb, ilusad ilmad ja et mina tegelikult lihtsalt soovin kõigile, et kõigil läheks nagu hästi, ärge teistele soovige halba ja üritage üksteist võimalikult palju aidata. ükskõik, vahepeal on tõesti kasu ka sellest jagatud murest või lihtsalt rääkimisest, et olla kellegi jaoks olemas, kui sa näed, et kellelgi on mure, siis proovi olla olemas. see ei pea olema tund aega, see võib olla kasvõi 5 minutit või 2 head sõna ja see tegelikult aitab inimesi.
issand, kui ühtemoodi me mõtleme, samamoodi kui ma teen metsaelutuskäigu videoid siia tihtipeale, siis ka ma ütlen, et palun jagage oma lugusid, isegi kui see on mingi raske või kerge, mida iganes, mingi kogemus, et lihtsalt kirjuta mulle, kui sa tahad kellelegi rääkida, nagu justkui mitte kellelegi. Ma ütlesin, ma luban, et ma loen selle läbi, ma vastan sulle midagi ja see siia jääbki. Et nii palju on neid kohti, et meil on kõigil, no ma ei tea, kellel on, kellel mitte, aga just neid momente elus, et kus on igasuguseid siis natukene kehvemaid perioode olnud, ütleme siis niimoodi, eriti mis kõlab, tuleb siis nagu teismeikka vaata, sellised ennast otsides ja see on normaalne. aga tead, mis tahtsingi siin meelde tuletada, et tegelikult teie, kes te siin kuulate ja ma ei tea, kui palju te jälgite, aga ma panen tegelikult päevanumbreid, seda päevaprognoosi on selle asja nimi, aga ma panen sinna suletud Facebooki gruppi numbrite keel ja siis seesama Youtube'i kanalil on ka selline postituse koht, ma panen iga päev seda energiat, seal ma annan ka siis soovitusi, mida sel päeval teha, et see on nii vahva, et sina ka seda jälgid, aga ma annan seal täitsa meestele, naistele soovitused, et seal saab selle järgi patra seada, nii et sa andsid täna mitu korda selle peale vihjet, et sina vaatad seda, et millal võib olla nagu elektrit seal, ütleme, õhus või tänavate peal ja millal politseidega peab olema või üldse selle korra suhtes kontrollida ja millal seiklustesse minna ja mm. -hmm. nii vahva selles suhtes, et sa seda täna väga palju ka mainisid, näete. Ja no mind on aidanud ja kui mind on aidanud, siis miks ma peaksin seda infot hoidma nagu iseendale, et tore on ju, kui läheb teistel ka hästi, et kui teistel läheb halvasti, siis on ümberringi ka inimestel halvasti ja kui teistel on halvasti, siis see mõjub mulle endale ka halvasti, nii et pigem loodame, et läheb kõigil hästi ja soovime kõigile niisugust nagu head arenguteekonda. mina ka kõigile sedasama selles suhtes, et aidakem teineteist, sest minu kanal on ka tegelikult selle jaoks mõeldud, et lihtsalt igaüks leiab siit oma õige inimese, kellega suhelda ja on mul teatud külalised, kes on kartnud tulla üldse ennast näitama, rääkima. toetagem, pange mõnus kommentaar videote alla, eriti kui ma veel seal räägin, et näed, esimest korda on ja pabistab, aidake no mitte, ma ei tea, mul pole eestikeelset sõna, kuna ma räägin soome keeles palju, siis mul ei tule vahest vaata eestikeelset sõna välja. aga see, toetagem üksteist selles, et julgustagem. okei, tead, nüüd me oleme siin kahekesi nagu sellised, saad aru, orkestrijuhid, kes muudkui tuunivad ja push ivad inimesi üles, et armastust ja armastust. ja kusjuures mina peaks ütlema, et mina ei tundnud, ma küll võib-olla eile või noh, nagu ma ütlesin, täna ma töölt tulin natukene, tundsin ennast kehvasti, kuna tööl oli natukene pingeline seal, eks ju, siis ma ei saaks küll öelda, et ma kuidagi nagu ebameeldivalt või ebamugavalt kuidagi tundsin, et ma eile võib-olla korra mõtlesin selle peale, et ei tea, kuidas see nagu välja kukub, aga kui me nüüd siia nagu maha istusime, muidugi ma hilinesin, eks ju, siis ma pidin vabandama ja siin ähmisin seda õhku, onju, et see võib-olla mingis mõttes ka aitas, aga tegelikult ei, väga mõnus sihuke kuidagi nagu hästi sorav ja sujuv on see asi meil olnud. nüüd mul endal näitab ka, et mul hakkab siin aku tühjaks saama telefonil. oih, vabandust, sülitasin. seda ei olnud näha. ma panen käigu salvestuse lõpuni. No nii, tšau kõigile. Davai, tšau. tšau, tšau.